Maailm pöörleb rekordkiirusel ja homo sapiens otsustab, millises suunas. See tähendab meie, see tähendab sina. Otsustad. Me harime end, me kuulame teisi, me käime valimas, me taaskasutame, me püüame märgata ja võtta vähem ruumi, aga meie tegelik supervõime on muusika. Kui su kodutunne on suurem kui su krunt või korter, kui su loodusarmastus ei tunne riigipiire, kui sind saadab edu, aga sa märkad mahajääjaid, kui sa oled valmis uskuma, et see, mida sa tead, ei pruugi olla kogu tõde, kui su maailmapildis on rohkem kui 2 värvi, siis tere tulemast Senatisse. Otsi üles oma teadlikkus, kriitiline meel ja empaatia, ühiskonna üldkoosolek koguneb siin saalis. Me ei oota lihtsustatud vastuseid, taanduv ignorants on meie esimene võit. Elagu teaduslik mõtteviis, elagu rahvaste rahu. Just nii. Tere tulemast Senati puhvetisse, Madis Vasser. Täna me räägime sellest, kuidas maailm otsa saab või siis ei saa. Tere. Räägi natukene endast, siis räägi palun minu eest, miks me sind siia kutsusime, enda taustast selle teemaga seoses, kes sa oled, kust sa tuled? No te kutsusite mind sellepärast, et vist teie esimene valik ei saanud tulla, siis ta soovitas mind ja selle eest olen väga tänulik. Ja ilmselt miks ta mind soovitas, on põhjusel, et ma olen viimased 3 aastat siis olnud aktiivne keskkonnaühenduses Eesti Roheline Liikumine, teinud seal huvikaitsetööd ja teinud seal juhatuse liikme tööd. Ja selle käigus siis puutunud kokku selle keskkonnateemaga väga igapäevaselt ja väga erinevatel tasanditel. Ja siis sellest ka ühte-teist arvanud ja käinud oma arusaamu levitamas siin-seal 3. kohas. Minul on tohutu hulk küsimusi, kuna kõigist teemadest, mis me oleme Senatiga ette võtnud, mulle tundub see pehmelt öeldes kõige komplekssem. Arvamusi on seinast seina, tänaval, kodus, meedias ja mul on saanud mõistus otsa, mida uskuda, mida mitte uskuda ja ma valmistasin ette posu küsimusi ja hakkakski kiiresti pihta, et kust saada usaldusväärset infot, kas selline asi nagu objektiivne info keskkonnakriisi, kui me seda siis niimoodi tinglikult nimetame, on üldse võimalik kuskilt hankida? Ja ma hõikan kohe oma küsimuse vahele, mis on ka minu jaoks probleem, on see, et kui ma näen kuskil mingisugust teadustööd, jälle on tulnud on jõutud mingisuguse järeldusele tulemuseni, siis kusagil on mingisugune töö, mis väidab kas tingimata täpselt vastupidist, kergemal juhul lihtsalt lükkab ümber. Ja mõlemad tunduvad olevat sellised piisavad usaldusväärsed allikad ja nii edasi. Siis tuleb jälle üks asi ja jälle kuskil lükkab selle ümber. Mille alusel ma peaksin otsustama, mis on nüüd see õige asi? Ja see oli väga siuke viktoriini küsimus kohe, aga ma vastan palju võib-olla ähmasemalt või isiklikumalt. Ma arvan, et siis on põnev, meil on siin mõnus snäkilaud ja tee on välja valatud, et siin on siukene hea õhustik, et hakata heietama. Palun. Ma siis heietan. No ma alustan sellest, et 3 aastat tagasi umbes olin mina ka täitsa tavaline eestlane, kes võib-olla väga isegi ei muretsenud keskkonnateemade pärast, sest keegi ju ometigi tegeleb sellega. Ja ikka üht-teist oled lugenud, aga ja siis jälle lugenud vastupidist ja siis jälle mõelnud, et keegi teine kuskil teab paremini. Aga nagu sattus nii, et sattusin mingeid raamatuid lugema pikemalt, põhjalikumalt ja need olid väga veenvad raamatud ja eelkõige nad rääkisid sellest, kuidas see üks suur lahendus, mida kõik ju ootavad, on siuke tehnoloogiline, et mingi imevidin tuleb ja mingi lahendus ja lähenemine. Et need raamatud rääkisid, kuidas see ei pruugi üldse olla nii. Et seal on selgelt erinevad probleemkohad, millega peaks tegelema või millega täna väga ei tegelda. Ja siis tekkis minust siukene ohjeldamatu lugemistung, et erinevad raamatud väga erinevatest valdkondadest, et saada sellest keskkonnaküsimusest aru siis nii füüsikaliselt on, et mis värk on kliima soojenemisega, poliitiliselt, et miks siis asi nii käest ära on lastud, bioloogia poole pealt, et oota, kes siis esimesena välja sureb kuni mingi majandusmudeliteni, et kes sellest kõigest nagu kasu siis lõikab ja nii edasi. Ja rääkides inimestega, kes oli minust palju targemad ja palju kogenumad ja vaadates maailmas ringi, siis et see küsimus, et kus seda usaldusväärset infot saada, et kuidas teha otsus ära, et mina jõudsin ühel hetkel arusaamal, et see ongi iga inimese puhul väga individuaalne, et mis hetkel tema nagu käib see klõps ära
et sellel ei ole nagu ühte niisugust vastust, et no vaata sinna veebilehele ja siis sa saad aru. Et see on iga inimese jaoks omamoodi, mõne jaoks see on see, kui ta loeb mingit paksu raamatut, mõne jaoks see on ikkagi mingi teadustöö, mis nüüd on see nagu see viimane tilk seal, et no pagan mingid pingviinid ikkagi on välja suremises juba, nüüd on see oli see minu trigger. Mõne jaoks see on Rootsi koolitüdruk, kes istub parlamendi ees, on ju, et siis olen kuulnud inimesi, kes pärast seda nagu tegid oma elus kannapöörd, et okei, et lapsed on tänavatel, okei, ma vist peaks tähelepanu pöörama sellele teemale. Ja mõned tõesti loevad valitsuse vahelise kliimapaneeli raporteid ja siis sellest nagu lähtuvad, on ju, et see on see enam-vähem okei teadus, mida usaldada. Ja on inimesi, kes siiamaani jätkuvalt arvavad, et seda peaks ikka veel uurima, et ei ole kindel, on ju, et võib-olla aga kas selle see on raske. Igaühe iseenda arusaama ootamise või väljakujunemise julgustamisega me ei julgusta nagu varjatult ka seda ükskõiksust. Et kuni pole üheselt selge, siis ootamegi. Et ma ei lase selle klikile endal käia, sest ta mõnes mõttes ongi siuke usu küsimus, et see võiks olla igal inimesel nagu välja mõelda, mis hetkel siis nagu, milline see infokild on see, mis sind peaks mõjutama kuidagi, et sa oled otsustanud, et okei, kui see asi ka kuskil nagu uudistes läbi käib, aga siis ma olen nagu otsustanud. Et siin on hea näide ajaloost ja miks me üldse täna kahtleme nii kõvasti ühiskonnana kliimamuutustes näiteks on üsna hästi dokumenteeritud fossiilkütuste firmade lobi. Et see niisugune lihtsustatud mudel on see, et esimene sõnum oli, et kliimamuutusi üldse ei ole olemas. Teine, sellest järgnev sõnum oli, okei, on küll olemas, aga need ei ole inimtekkelised. Sellest seda oli, okei, need on küll olemas ja inimtekkelised, aga nad ei ole üldse nii hullud. Ja siis mingi umbes 4. või 5. versioon on juba see, et ja kõik on päris hullu, aga me saame seda kerata roheliseks. On ju, kui te annate meile veel raha. Ja see on see, mida mina olen öelnud, et tasub ise lugeda, just mõlemat poolt ka, et nagu siin algusmanifestis oli ilusti öeldud, ma nüüd ei oska täpselt tsiteerida, aga seal oli see, et on rohkem kui 2 värvi asjadel, on ju. Et üks asi, millele ma tulen ilmselt korduvalt tagasi täna, on niisugune märksõna, millel mul ei ole head eestikeelset vastet veel, sest ma ei ole insener, aga insenerid tihti räägivad inglise keeles niisugused asjad nagu system boundaries, et mis on need nagu süsteemi piirid, mida sa paned endale paika ja mille sees sa nagu siis lahendad probleeme. Ja kui sa võtad hästi kitsalt need süsteemi piirid, siis on kõik asjad hästi lihtsad. Et näed, kliima soojeneb, jahutame maha, on ju, blokeerides päikse ära. Kui sa vaatad laiemalt, et mis selle mõjud võivad olla nagu teistele piirkondadele maailmas, siis lähevad asjad hästi häguseks ja keeruliseks ja koledaks. Et minu soovitus inimestele olnud see, et kui sa saad kui see tekib huvi, on ju, et mis iganes kujul see huvi tekib, võib-olla keegi kuulab tänast podcasti, tekib huvi, et mis värk on keskkonna ja kliima, ökoloogilise kliimakriisiga, nagu öeldakse. Et siis lugeda natuke sisse, vaadata viiteid, kuhu need viitavad, lugeda nagu vastupidiseid arvamusi ja siis kogu selle supi sees üritada siis kuidagi kaine mõistusega midagi arvata. Et sellest väga palju paremat soovitust anda ei olegi, et on väga tugevaid teadustöid, mis ütleb, et selgelt on asi väga kehval kursil. Ja siis on niisugused lootusrikkaid, väga paljude eeldustega teadustöid, mis ütlevad, ei, me saame seda kõike veel nagu tagasi pöörata või enamus sellest. Ja siis lõpuks see küsimus ongi, et kui palju sa usud sellesse lootusesse? Mille alusel ma peaksin valima, mida ma loen, keda ma loen ja kust ma loen, sellepärast ma kujutan ette, et neid töid ja artikleid on nii palju, et kui ma praegu lugema hakkan, siis ma loen surmani, kui ma mõtlen, et tahaks kõik ära lugeda. Võtan selle teemalised bestsellerid, loen 10 tükki ja siis kujundan nende põhjal keskmise arvamuse. Seal on niisugune skaala, et skaala ühes otsas on ütleme, et kõige äärmise otsas on võib-olla mingisugune tippteadlane, keda sa kohtad ka puhveti nurgas. Ja see tippteadlane puhveti nurgas räägib sulle võib-olla oma värskest uurimustööst, mis ei ole isegi veel avaldatud, on ju, et see on vägagi riskantne infoallikas, aga samas hästi otse sellest allikast ja hästi värske võib-olla. Ja võib-olla väga niisugune modereerimata.
ja siis see skaala läheb niimoodi, et okei, see on see publitseeritud teadustöö, mis on natukene juba kellegi poolt nuditud, tehtud mõnes aspektis kindlasti paremaks, aga mõnes teises väljaütlemises võib-olla tehtud leebemaks. Ja siis teises äärmusest kogu sellel skaalal on siis need suured tohutud eelretsenseeritud teadustööde kogumid, seesama IPCC ehk valitsustevaheline kliimapaneel, kes vist viimati nad lugesid, ütleme mingid ligi 10 000 teadustööd, mida nad pressivad kokku siis nagu siukse raportisse ja seal on sadu teadlasi, kes seda tööd teevad, on 10 000 kommentaare, mis nende sellele mustandile tehakse ja nad vaatavad kõik läbi. Et see on siis see nagu teine ots, mis on hästi justkui kindel teadus, aga samas hästi konservatiivne või nagu, kui sul on mingi paar teadustööd, mis on, ütlevad midagi muud, nad ei pääse sinna sisse. Aga need teadlased ütlevad, et see, et need 2 teadustööd, mis ütlesid midagi muud, ei pruugi olla nagu valed, aga nad hetkel ei ole piisavalt tõendeid, et öelda, et see on ka õige. Et siis, et kui sa tahad olla siuke kindla peale minna, siis loe neid tohutu suuri kokkuvõtte raporteid, kui sa tahad olla nagu selle mis toimub umbes sellel kuul kliimateaduses, siis loe neid värskeid analüüse. Võib-olla see on siukene valiku koht ka ja ma soovitan teha mõlemat, et siis sa oled kuskil seal, tõde on seal kuskil vahel või nagu, et mis see hetke ees on. Need suured megaraportid on, ma kujutan ette, kindlasti väga keerulised lugeda, eriti kui püüda alles esimest korda asjaga tutvuda, et kas nendest on ka mingil kujul natuke võib-olla pehmemaid versioone selles mõttes, et ei ole kasutatud seda sõna, mida teavad umbes 17 teadlast. Kuulake senati kliimahoopust väga lihtsustatud kujul. Jah, vaid et on ikka niimoodi, et ütleme, tavaline maali kuskilt külas saab ka tegelikult aru, mida selle lausega mõeldakse. See on jälle see skaala, et kõigepealt on see päris originaalne raport, siis on sellest siukene kokkuvõte for policy makers, ehk siis ka poliitikud või nende nõunikud ei jaksa seda, ma ei tea, mitu 1000 lehekülge läbi lugeda, aga neil on siuke väiksemad briefid, kus on põhimõtteliselt võetud copy-paste nagu olulisematest juppidest. Siis sealt on muidugi kirjutatud mingid uudislugusid või arvamuslugusid, mis võtavad ka omakorda kondenseerivad selle info väiksemaks ja siis tulevad muusikud ja teevad sellest 9-minutilise kiire lookese, mida duši all kuulata. Aga selle puhul võib olla jälle oht, et see on nagu see telefonimäng on, et alguses on asi, siis tehakse sellest üks versioon, omakorda järgmine versioon ja siis, kui hakkavad juba artikliteks asjad minema, siis on ju ajakirjaniku ka tõlgendus ikkagi sees, sest ka tema omakorda ju peab panema kuidagi inimkeelde selle, et kas ta teeb seda õigesti, korrektselt, seda ka kunagi ei tea ju. Rääkimata siis meis, kes me lõpuks paneme selle hoopis muusikasse, millest võib aru saada igatepidi. Jah, et need uudislood meedias on tavaliselt hästi lihtsustatud ja hästi nagu kindla peale minek mingite teemadega, et et asi juhtub nii. Ja siis, kui sa loed seda algset raportit, siis on kirjas seal, et me arvame, et võib-olla teatud tõenäosusega asi võib minna nii. Aga et see läheb lihtsamaks ja alati ainult kindlamaks, mida lihtsamaks see sõnum läheb. Et see tõsi on reaalne oht, aga ongi, et mõnede inimeste jaoks siukene infoallikas töötab hästi, teiste jaoks see ongi hästi nagu siukene elutu ja kuiv, et nemad pigem nagu vaatavad siis, mida mingid arvamusliidid arvavad ja seal ongi siis nagu need erinevad fraktsioonid, mis siin möllavad, et on keskkonnakaitsjad, on siuksed tööstuse lobistid ja siis on kuskil seal vahel võib-olla teadlased, kes üritavad lihtsalt hästi neutraalselt öelda, mis nemad arvavad, et asi on, aga nad täpselt ei tea ja nad ei saa öelda, mis nüüd tegema peaks selle infoga, nad lihtsalt ütlevad, et info on selline. Ja seal see madin käib, näiteks üks kogenud keskkonnakaitsja seletas mulle, kuidas Euroopa Liit töötab. Et see töötab niimoodi, et seal on Brüsselis üllatavalt vähe ametnikke võrreldes selle teemade hulgaga, mida nad peavad läbi ekseldama ja see loogika ongi umbes see, et see ametnik peabki olema selline, et ta ei tea teemast väga palju ja siis ta saab igalt poolt seda nagu sisendit ja kõik üritavad tirida teda oma nagu laagrisse nii-öelda ja siis selle kõige info pealt tema siis paneb kokku selle, mida Euroopa Liit võiks arvata asjast. Seal on muidugi see häda, et võib-olla ühel osapoolel on kõvasti rohkem pappi, et seda nügimist teha. Aga jah, nii ta nagu selles reaalpoliitikas praegu töötab. Tulles korra Euroopa Liidu tasandilt isiklikule tasandile, siis minu mäletamist mööda minu jaoks see klikk käis siis, kui juba täitsa väiksest peale meil käis kodus üks suur prügi sorteerimine. Maja juures olid ilusti konteinerid ja siis
mõne sõbra juures käies mind tohutult häiris see, et nende peres prügi ei sorteerita. Mul oli kohe ebamugav kuidagi visata kogu rämps ühte kohta kokku ja siis ma hakkasin mõtlema, et ilmselgelt see on vajalik, ma ei kahelnud selles, aga mida aeg edasi, seda rohkem ma olen hakanud kahtlema, sest sorteerimine on suurem vaev kui mitte sorteerimine, aga siis tahaksingi nüüd sinu käest, kes sa oled rohkem lugenud kui mina, küsida, et kus kohas me sellel skaalal oleme, kas ma peaksin stressama prügi sorteerimise teema pärast või vaatama, kust saaks kõige odavamalt maailmalõpu punkreid, et ilmselt kuskil nagu selle skaala vahel me oleme ja isegi kui me ei ole seal maailmalõpu punkrite juures, siis ma tahaks teada, mis on see, mida mina saan kõige rohkem ära teha ja pigem, ma leian, et rohkem tegemine ei tee halva, et ma tahaks olla siis, et midagi olulist ei jääks tegemata, et kuhu sa paigutaksid meid sinna? Ja ma jätkuvalt mõtlen endast kui ikkagi uuest tulijast keskkonnamaastikule ainult 3 aastat. Ja siis ma arvan, et ma suudan vaadata ikkagi jätkuvalt veel natuke kõrvalseisja pilguga ka, et mis see liikumine tervikuna, mis taktikaid ta on kasutanud või strateegiaid ja kindlasti üks on see, et kui sa astud tuppa sisse ja sul on juba mingi umbes roheline särk seljas, siis kõik esiteks peidavad oma prügikastid ära, et äkki ma panin midagi valesti hommikul, on ju. Teiseks pannakse lambid kustu, et ma ei näeks, mis pirnid seal on, nagu mind jubedasti huvitaks, mis pirn seal laes on. Ja võib-olla tehakse veel midagi, ma ei tea, auto peidetakse ruttu ära maja tagant, et ma ei näeks seda ka. Et on hästi palju rõhutatud just niisugust isiklikku vastutust, et sina pead päästma maailma, Matis. Sest keegi teine seda ju ei tee. Ja see on natukene ilmselt mitte suurendanud keskkonnakaitsjate populaarsust tavainimese seas, aga nüüd see uuem suund, mis on, mulle tundub kõvasti tekkimas on just see nagu süsteemne vaade, et miks sul üldse nii palju prügi tekib. Kuidas need pakendite vool nagu järjest nagu suureneb, mitte ei vähene, on ju. Ja kas äkki tootja peaks selle pakendiga tegelema või tekitama vähemalt võimalused, et sul oleks seda mugav tekitada või õigesse kohta ära tekitada pärast. Et see on see, mille poole nagu nügitakse ja see on see, mis jällegi nende paketi tootjatele väga ei meeldi, sest see on lisakulu, kui sa oled päris muretsema pärast selle pagana plastikpakendi tagasi saamise pärast. Et taara puhul see vaikselt meil õnnestub, aga muude pakendite puhul hetkel veel mitte. Seal on juba, kui minna hästi süvitsi, siis seal on ka tehniliselt mitmed tüütud asjad, kui jälle vaadata süsteemi laiemalt, miks taaskasutus, ta on hea, et ta ei takistab niisuguse prügi sattumiskeskkonda, aga see ümbertöötlemine on seal jällegi üsna energiamahukas. Ja täna ka kallis võrreldes sellega, et see uus plastik, mis maa seest välja purskub, on jube odav. Et seal on nagu hästi palju nüansse ja mõjureid, aga su küsimus oli, et kas sa peaks ostma endale maailmalõpupunkri või veel paremini prügi sorteerima. Mina mõtlesin ühel hetkel ka, et mis ma ikka sorteerin, et lõpuks kõik laguneb tagasi molekulideks niikuinii. Aga siis järgmisel momendil ma sain aru, et aga meil ei ole nii palju aega, et oodata, et see kõik laguneks tagasi algosadeks. Et selles mõttes prügi sorteerimine on tore. Mina teen seda niimoodi religioosse nagu harjutusena, et kummarduda jätkusuutlikkuse jumalatele on ju, isegi kui vahepeal on uudislood, et see prügi lõpuks jõuab täiesti lampi kohta ja kõik kokku võib-olla tagasi. Et see on jällegi mitte inimese probleem, on ju, see on see käitleja või vahesammu probleem. Ja sellega tegeletakse ja ollakse teadlikud, et süsteem ei ole praegu kõige parem, mis ta olla võiks. Aga jah, kui sa jälle oled prügikasti ees ja vaatad, et sul on ainult üks valik, aga sul on 3 sorti prügi, siis tasub mõelda, et mis on see süsteemne lahendus siin. Või äkki ma saan hoopis kirjutada sellele pakenditootjale, et kuule, too mulle järgmine kord viiner mingisuguses, ma ei tea, mis pakendis. Paber pakendis. Ja võib-olla maailmalõpupunker on hoopiski talu koos maaga. Kas võiks olla? No sinna me ilmselt jõuame ühel hetkel oma aruteludes täna, aga võib-olla praegu meil vara need teemad jätaks nagu niisuguse 30 minti hiljemaks. Selge, siis kui me oleme aga siis ma ütlen kohe vastu selle. Siis kui suur pauk on juba käinud. Selle pakendiga seoses on minu meelest hiljuti üks hea näide. Nüüd minu kui tarbija jaoks
on see hea näide, sellepärast, et võib-olla ma olen sattunud jälle rohepesu ohvriks, aga kes oli Rakvere äkki, kes oma hakkliha pakendid ju muutis, kui enne olid nad lihtsalt üks karp, kus oli hakkliha sees, siis nüüd on see tehtud selline pehme plastik, mis on rohkem selle liha ümber, kokkuvõttes ruumi vähem, väidetavalt pakendit vähem ja vist pidi olema ka kergemini taastöödeldav. Kas sellelaadsed muudatused ja muidugi lõpuks hoiab kokku ka võib-olla seda transpordi, ütleme auto peale mahub rohkem muid asju, seetõttu sõidab vähem autosid, sellepärast et see liha kogus võtab lihtsalt vähem seal auto peal. Kas sellelaadsed asjad on midagi, mida võibki võtta ikkagi, et jah, see tundub küll nagu hea asi esmapilgul, aga tegelikult on ikkagi rohepesu või päriselt ka sellistest asjadest on mingisugust kasu? Et kui hakatagi pakendeid niimoodi natuke siit, millimeeter sealt kuidagi ümber, ma ei tea, mitte töötlema, aga siis teistsuguseks tegema või muutma? Tõenäoliselt seal mingisugune kasu ikka on, aga kui vaadata neid erinevaid tabeleid või pingeridasid, mis on tehtud, et mis on mingite tegevuste mõju, siis niisugune peenhäälestus mingi pakendi suuruse osas on pigem niisugune väike mõju, on ju, palju suurem on see, et üldse liha tarbimist vähendada võib-olla. Et sa ei sööks nii palju sellest ilusast pakendis olevat liha. Ja seal tuleb alati vaadata, et see on ka üks häda, et jälle tuleb mingi suur uudis välja, on ju, selle taga on hästi palju nüansse ja teadmata kõik neid nüansse võib tunduda, et väga hea asi või siis väga halb asi. Ühe näite oskan tuua mingisuguse aasta ringmajanduse konverentsilt, kus Coca-Cola Eesti tegi ka ettekande, kus nad ühes ettekandes minu arust oli niimoodi, ma võin eksida siin, äkki see oli mõni teine ettevõte, aga keegi, kes toodab plasttaarat, et need hädaldasid, et mingi uus regulatsioon tuleb, mis sunnib tegema niimoodi, et kui sa selle korgi ära keerad plasttaarat, et ta jääks pudeli külge, ei kukuks ära, sest see pidi olema jälle mingi tohutu reostus kuskil, et need pudelikorgid. Ja siis see tootja oli hästi nördinud, et nüüd tal läheb mingi 2% rohkem plastikut. Ja innovatsiooni peab tegema, et saada niisugune kork, mis ei kuku ära, kui sa ta lahti teed. Ja siis teises ettekandes jällegi, see vist oli tõesti Coca-Cola, kes ütles, et nüüd me panime oma plastpudelisse, panime bioplasti. Nüüd me säästame natukene plastikut sellega, et me seome sinna sisse bioplasti. Väga hea, roheline. Ja siis publikust tuli küsimus, aga kas seda bioplasti saab ümber ka töödelda? Vastus oli, ei saa! Sest et see on nagu mingi segumaterjal nüüd ja komposiit ja seda ei saa, sest meil ei ole tehnoloogiaid. Ühesõnaga, minul oli selline juhus, et olin värskelt harjunud kasutama kilekoti asemel paberkotti ja siis järsku elukaaslane luges mingisugust põhjapanevat artiklit tema jaoks. Võib-olla see oleks ka minu jaoks olnud, kui ma oleks lugenud, et paberkott on palju kurnavam keskkonnale selle tootmine ja siis ma kohe nagu trotsist, selle vastu ma pean ümber harjuma. Ei ole seda siiani väga teinud ja täna poes käies ka mõtlesin, et tegelikult me kasutame väga palju uuesti riidest kotte ja puuviljade jaoks on igasugused võrkkotid ja nii edasi ja kui satud äkitselt poodi, pole midagi kaasa võetud ja siis süda tilgub verd ja ostad sealt selle paberkoti, kuigi võib-olla võiks kilekotti osta ja mingi hull stress käib sellega kogu aeg kaasa, siis mõtlen, kas see kõik on seda väärt. Et tegelikult vist peaks, ma olen juba aasta-paar mõelnud selle peale, et ma ei viitsi üldse laskuda diskussiooni nendel teemadel sellepärast, et olulised on numbrid. Mis numbrid on selle paberkoti taga, mis numbrid on mu liha mittesöömise taga, et see räägib, et kõik muu on selline tunnetuse põhjal ja ei ole tegelikult väga mõtet ju või kuidas. Aga neid numbrid saab nii hästi ka nagu timmida vastavalt vajadusele, et kui sa üldse need kõigepealt kuskilt kätte saad. Jah, sa saad umbes nagu mingid hinnangud, sest tootjad ise ei taha väga nagu öelda, siis mingid uurijad on kuidagi nagu reverse engineering, kuskilt mingid numbrid ja siis alati seal on see nagu üks märksõna on niisugune asjastunud energia või embodied energy, et sul on see, võtame selle paberkoti ja plastikkilekoti, et kui palju energiat kulus selle tootmiseks on ja üks vajab tselluloosi, teine vajab naftat. Nii, ja siis teine küsimus, kui palju seda kasutad või kui mitu korda sa kasutad seda, et kui ma nüüd ei eksi, siis plastikkilekoti leiutaja omal ajal arvas ka, et see on tohutu keskkonnasäästlik nagu leiutis, sest et nüüd sul on üks kott, mida sa kasutad, korduvalt ja korduvalt. Nõukogude ajal oligi. Ja nõukogude ajal oligi. Hoidsid ja triikisid ja. Absoluutselt. Ja kestis mitu põlvkonda ja siis nüüd on hästi rabedaks muutunud meie pööningutel on ju seal ja mingi mikroplast.
aga jah, et see, et me täna elame niisuguses äraviskamisühiskonnas, kus sihuke üks kilekott tundub kõige väärtusetum asi üldse, et siis see on võib-olla see häda ja kui me räägime kangaskottidest samamoodi, et okei, kui palju energiat selle jaoks on kulunud, kaua see vastu peab, nii edasi. Seda peab pesema veel, mingil hetkel võib olla, et jällegi vesi, energia ja kõike muud. Et Tartu Ülikooli sotsiaalteadlased populariseerivad niisugust praktikateooriat, et igapäevapraktikad on need, mis meie käitumist väga palju mõjutavad, et sa lähed sinna poodi, mis valikud sul üldse kassas on ja kui kallid nad on. Ja selle järgi sa põhimõtteliselt ikkagi viimases hädas valid lihtsalt, et mingid näed, see on igati odav. Ja kui sa veel mõtled oma tervise peale, siis need paberkilekotid, kui nad on väga umbes vett hülgavad või rasvakindlad, siis nad on töödeldud mingi ilgelt rõveda kemikaaliga, mis sa pead läbi selle veel valima. Ühesõnaga tavainimese kaela kõikide nende otsuste jätmine on ilgelt nõme tegu, sest et keegi ei suuda siuksel tasandil nagu kõike teada. See on üks vahva film, üks saksa film, Roheline vale, ja saksa keeles oli tal ka siuke nimi, seda on ETV-s näidatud mitu korda. Seal on väga tore, seal on üks siukene keskmine saksa mees, üritab elada oma elu ja siis on üks siuke keskkonnaekspert, kes käib tal niimoodi üle õla kogu aeg ütlemas, et ära seda võta, seal on need halvad, kuule ära seda ka tee, on ju. Et siis ta ka hakkab aru saama, et jumala võimatu on nagu üldse olla. Siis läheb tootjate juurde oma kaamerate ja küsib, et nii, siin on 2 valikut, on ju, üks on teie hinnangul öko, teine vähem öko, kui öko see öko on, ja siis seal on väga ilus nagu tseen, kus tootja ütleb, et this one is less toxic. Et need ongi meie valikud tänapäeval, et rohkem toksilised ja vähem toksilised tooted. Ja selle kohta on see anekdoot, et mis vahe on siis ongi öko mingisugusel viljal ja mitte ökoviljal, et ökot mürgitatakse öösel. Ja. Need banaanid siin laua peal on puhas Eesti tooding, männikul kasvanud. Aga kui see olukord ikkagi on, kasutaksin sõna katastroofi kursil, siis justkui peaks sellega tegelema. Et mina olen õppinud ühte asja ja valinud oma elus ühtede asjade tegemise, ma tegelen kunstidega, aga kas siis, ma mõtlengi, et minu igapäevased valikud minu ees, kas ma siis peaksin optimeerima enda tegemised kõik võimalikult keskkonnasõbralikuks alates transpordist, mida mul on päris palju vaja, kuni igasugust uusi kuluvahendeid, tehnikat, igal sammul mul on kogu aeg küsimus, et kuidas ma saaksin teha keskkonnasõbralikumalt ja paremini ja jätkusuutlikult. Või peaksin ma hoopis hülgama enda tegevuse kui sellise pehme ettekujutus, et ma maailmas midagi muudan ja hakkama keskkonnaaktivistiks. Et ma mõtlengi, mida ma peaksin tegema, ütle mulle, Madis, oma eluga. Ja ei, ma saan neid küsimusi tihti. Siis mu esimene soovitus on, et kui sa tahad eraelus olla niisugune perfektne ingel, siis vähemalt tee mingid suured asjad ära, et vaatagi oma transpordilahendus üle, on ju, et kui sul on praegu mingi tohutu suur eratank, millega sa ringi sõidad, et võib-olla saad väiksem, aga võib-olla saad isegi ühistranspordiga enamuse ajast või saad rentida autot, ma ei tea, igast variante on. See on juba üks suur isiklik jalajalik, kui sul on kodus kasutada elektrit, mida paljud teevad, siis kas see on roheline elekter või see on Eesti Energia põlevkivi elekter. Et see on mõnes mõttes lihtne samm, aga mina oma kodus pidin nagu väga pikalt klienditeenindusega jaurama, sest ma tahtsin väga konkreetselt ühte väga spetsiifilist roheenergia paketti, kus ei ole ei biomassi ega tuumaenergiat, see oli väga keeruline, aga vist sain hakkama lõpuks. Et see on ka Eestis võimalik. Ja tavaliselt tuuakse dieedi küsimus üles, et kas iga päev sööd 3 kilo liha, siis võib-olla saad 2 hakkama. Mingid siuksed asjad on väga suured sammud ja siis kõik see väiksem jupp on siuke, mida mina väga ei usu, et üksik nagu tarbija saab mõjutada seda, kuidas, ma ei tea, kitarrikaableid toodetakse nagu. Et seal on mingid suuremad organisatsioonid selle taga, mida saab võib-olla mõjutada läbi organiseeritud tegevuse. Siis küsimus oli mingi teine pool ka. Kas hakata keskkonnaaktivistiks? Ja siin ma ütleks, et kõige parem, ma arvan, on see, et sa teed seda, mida sa väga hästi juba teed.
ja teed seda veel paremini või tood sinna keskkonna aspekti sisse, et kes on kõva streikija, see läheb ja streigib, kes on kirjutaja, see kirjutab arvamuslugusid või raamatuid, kes on muusik, see võiks teha siuksi ühiskonnakriitilisi lugusid. Väga on Eestis vaja protestilaule, sest et kui minna mõnele protestimarsile, siis lauldakse ka see, meil on elu keset metsa, mis on nagu kõige tuimem siukene protestilaul, või lauldakse inglise keeles siukest lugu nagu People got the power, kuidas see oli, power to the people got the power, blablabla, mis on väga lihtne, siuke enam-vähem regi laul, aga ta on inglise keeles ja ma ei ole leidnud või kedagi, kes seda eestindada võiks või sooviks. Aga noh, need on nagu siuksed nišid, mis on praegu täitmata. Jah, et ei pea hakkama siukseks keskkonnakaitseks, kes läheb ja nühib neid dokumente, mida on lõputus koguses. Kui mina alustasin 3 aastat tagasi, siis kolleegid, targemad, vanemad kolleegid ütlesid, et Madis, sind kaasatakse surnuks. Ja see on juhtunud. Ma olen viimase piiri peale kaasatud juba. Ja ma ei jaksa rohkem olla see on fine, te ei anna mulle ette 400 lehekülge dokumente, kus ma pean arvama mingi protsendi kohta midagi, et kas see võiks olla kõrgem või madalam. Ja siis sa arvad selle protsendi kohta midagi ja see enamus ajast sulle vastatakse, et aitäh, mitte arvestatud. Ja siis sa tunned küll, et nagu midagi võiks veel teha, et isegi kui sa oled keskkonnakaitses, sa ei saa seda rahuldust, et nüüd on kõik hästi, aga mina olen enda nagu karmavõla arvutustes kuidagi teinud selle kalkulatsiooni, et kui õnnestub näiteks võib-olla mõni uus saastav õlitehas ära hoida, siis see on nagu päris hea nagu sinna bilanssi, et siis ma võin lubada endale vahepeal mingisuguse jäätise. Me oleme puudutanud juba vahepeal õrnalt rohepesu teemat. Selgita, ole hea, mis asi on rohepesu ja kas see on, ütleks selline üks suuremaid ohte selle keskkonnakriisiga toimetulekuks? Sest tegemist on justkui nagu pseudolahendusega, et me saame jääda puhkama. Oi, näed, vaata, lihapakend tehti väiksemaks, tegelikult nii hull see maailm ikkagi nüüd ei ole ja ma siis ei pea ikkagi tegema seda teist muudatust. Rakvere juba tegi ära. Jah, see on, ma ei teagi, mis see ametlik definitsioon rohepesul on, aga see on ükskõik kuhu sa vaatad, see on mõni näide on siin seal olemas, et jah, see on niisugune näiline hoolivus keskkonnast, samal ajal päriselt mitte keskkonnast hoolides. Et võib-olla üks ilus näide, paratamatult, kuna ma olen viimased 3 aastat väga süvitsi tegelenud põlevkivi teemadega, siis mul kahjuks tuleb sealt kõige rohkem näiteid. See ei ole kindlasti ainus probleemne valdkond, aga sellega ma olen kõige intiimsemalt tuttav. Näiteks Eesti Energia sellel suvel kuulutas, et nemad on aastal 2035 kliimaneutraalsed või süsinikuneutraalsed, vabandust. Mis tähendab, et siis aastal 2035 see kogus CO2, mida nad atmosfääri kuidagi paiskavad, nad kuidagi selle salvestavad siis tagasi ka, kas ma ei tea, mis skeemidega või masinatega. Mis ju kõlab väga nagu, näed, nad on kliimakriisist aru saanud, nad on lõpuks ometi teevad midagi, kõik on hästi. Ja siis paar kuud hiljem tuli uudis, et Eesti Energia ütleb, et issand, meil on nii head elektrihinnad praegu, me kütame nagu katlad on kuumad tulised, punased täiesti, me paneme elu eest, nagu profit on nii suur. Et see läheb vastuollu sellega, mis nad just 2 kuud tagasi ütlesid, et nad on uus roheline ja lähed Eesti Energia kodulehele, kõik pildid on sulle ainult tuulikutest põhimõtteliselt ja nende logo on roheline, kõik on roheline, nad nagu külvavad seda rohelisega üle. Et see on rohepesu. Ja kas see on üks, et kui ohtlik see on, et natuke ikka on ju see, et arvatakse, et teeme head, aga tegelikult ei tee. Või mul on jäänud mulje, et nagu sa ütlesid, et fossiilsete kütuste teemal, et alguses, et see kliimasoojenemist ei ole, on küll, aga pole inimese põhjustatud ja nii edasi, et lõpuks lepitakse ja öeldakse, et meil tuleb see tehnoloogiline lahendus, kuidagi pannakse uskuma, et kõik on hästi. Et kas see võib nagu olla määrav lõpuks, et me kõik ütleme, anname mingisuguse justkui rahuldava vastuse inimestele, kes nõuavad muutusi ja siis... Ja, eelmisel aastal lõi laineid selline film, mille üks promootorid oli siis Michael Moore ka. Filmi nimi oli Planet of the Humans. Ja see on niisugune film ise on üsna kehva, aga see sõnum seal sees on see, et okei, et me oleme siin planetaarse kriisi äärel ja meil on põhimõtteliselt üks võimalus teha see rohepööre. Me peaks olema hästi kindlad, et see, mis me teeme, on õige pööre.
et me ei pane nagu tupikusse. Ja nende nagu kriitika seal filmis oli see, et täna me teeme rohepööret taastuvenergia abil, samal ajal jällegi ignoreerides taastuvenergia enda materiaalseid nõudmisi ja vajadusi ja mõju keskkonnale ja elusloodusele. Et me võime endale selle pöördega kuidagi näppu lõigata. Et ma arvan, et see on kõige ohtlikum, et me teeme nagu heas usus, nagu see ütlus on, et tee põrgu on sillutatud heade kavatsustega. Et me natuke oleme tegemas seda maailmas ja Euroopas, et majandusteadlased, siuksed ökonoomilise majanduse teadlased ütlevad, et rohepööre on tehtav küll, aga ilma majanduskasvuta. Et sa pead nagu ühe neist ohverdama, mõlemad korraga ei saa. Ja samas, kui saavad Euroopa Liidu selle, kuidas see on, Green New Deal, või European Green Deal, vabandust, on see ametlik nimi, siis umbes 4. lause on seal, et see on meie rohekasvu strateegia. Ja kui sa tead, et see rohekasv ja rohe ei sobi teed kokku, siis ongi nagu, sa vaatad, kas ma loen rohepesu dokumenti ja paraku ta hetkel nii on. Euroopa tasandil erinevad keskkonnaühendused, ka suured keskkonnaühendused üritavad nagu seda kurssi seal ikkagi väärata natukene, et come on, et see ei ole võimalik, on ja minna edasi samamoodi, aga veel paremini siiamaani, et me peame nagu fundamentaalselt midagi ümber mõtlema, aga hetkel on see tõrksus väga suur, et äkki me ikkagi saame lihtsalt veidi rohelisemalt, aga ikkagi suht samas suunas edasi lasta. Aga mis võiks olla see, mis võiks olla lahenduseks, on see suur küsimus niikuinii, aga hetkel kumas veidike läbi seda, et meil on need taastuvenergia perspektiivid, aga tegelikult me ei tea, kuidas need lahendused võivad omakorda mõjuda, et me sinna tupikusse ei jõuaks, eks ju, aga kas tegelikult on nagu olemas mingisugune konsensus, et mis on see lahendus, kas see on üldse kasvupõhisest turumajandusest sellisel kujul edasi liikumine kuhugi mujale, ilma selleta niikuinii midagi ei saa või kas see on selge või on lihtsalt teada, et kõik on pekkis, kurss on halval teel, aga mida selleks teha, see on samuti täiesti ebaselge. Konsensust kindlasti ei ole. Mulle meeldis üks meie seast nüüdseks lahkunud teadlane või teaduse populariseerija ja siukse kanali nagu Scientist Warning eestvedaja Stuart Scott, kes kirjeldas seda, et ÜRO on nagu siukene suur punt kasse, keda üritatakse läbi väikse augu suunata korraga. Et minge nüüd kõik sinna, on ju. Ja nad ei taha üldse minna, sest igalühel on mingi oma agenda ja siis käib kriisklemine. Et see globaalne poliitika on umbes selline, et väga üldisel tasandil võib-olla öeldakse mingeid ilusaid asju, et me ikkagi püüdleme kuhugi mitte apokalüpsi poole, aga kui sa vaatad riikide poliitikaid, siis ma nüüd panen numbritega pange, aga suurusjärgud olid umbes sellised, et riigid esitavad siis oma mingi kavasid, et kuidas me saavutame mingid 2030 vahe-eesmärgid. Ja seal oli, võib-olla ma panen ka pange, ma pean silme ette kujutama, jälle mingi pikk ja igav raport, aga seal oli umbes sellised numbrid, et eesmärk oli, et saavutaks mingi -45% kasvuhoonegaaside vähendamist. Ja siis vaadati neid lubadusi, mis riigid on teinud ja sealt lubadustest tuli kokku 0,7% vähendamist. Et need käärid on väga suured ja probleem ongi selles, et üritatakse lahendada veits võimatut ülesannet, et kui su lähteülesanne on see, et me peame nagu oma energiasüsteemi täielikult muutma siukse sisendi peale või tootmismeetodi peale, mis ei ole nii energiaküllane kui nafta ja samal ajal peaks majandust ka kasvatama. Et siis kuidas sa selle matemaatika nagu tööle paned? Ja kui ma olen oma töödes sattunud Brüsselisse, siis ma alati käin seal ametlikel kohtumistel ja siis ma alati otsin välja ka mõne siukse ametniku, kes tundub mulle siuke piisavalt radikaalne, et öelda mulle ausalt, kuidas asjad on. Ja siis nemad räägivadki, et väga lihtsalt saab seda matemaatikat teha, et sa lihtsalt näiteks mõnda energiasisendit loed mitu korda. Et me paneme siia päiksepaneelid ja siis see toidab ära nii selle kui selle asja, kuigi tal on nagu võib-olla võimekus teha ühte neist kolmest. Ja hiljuti ühelt webinarilt kuulsin ma seda,
kas juba kehtiv või välja pakutud niisugune kasvuhoonegaaside mõõtmismetoodika on selline, et kui mõnes riigis on metsatulekahju, mis on erakordselt suur, üle ootuste suur, enneolematu, et siis neid heitmeid ei arvestata üheski statistikas, sest see ei ole ju inimtekkeline kuidagimoodi. Et siis me saaks jätkata ikkagi oma selle nagu ette pandud Exceliga niimoodi vahepeal ei olekski nagu midagi toimunud. Et see, mis on päris maailm ja mis on see, mida me mõõdame, on nagu väga erinevad. Ja mis see lahendus siin on, ka majanduse mõttes, sul oli majandusküsimus. Mina oma selle rohelise karjääri alguses sattusin kohe sellise termini otsa inglise keeles nagu degrowth, mis kõlas mulle piisavalt ülbena, et ma lugesin ennast sinna sisse, et mis värk on, et me räägime täna kasvust, mitte nagu selle risti vastupidisest asjast. Ja tuli välja, et see ongi niisugune huvitav eelkõige akadeemiline suund, kus umbes viimane 10 on siis majandusteadlased, kes on kuidagi seal äärealadel ja mõtlevad, et okei, praegune süsteem ei tööta, meil on vaja alternatiivi. Nad on arendanud siis seda mitmeid alternatiive, aga see degrowth või mille ma olen eestindanud tasaareng, pakub siis ühte sellist alternatiivi, mis ütlebki, et me peaks ikkagi vaatama asju rohkem ökoloogilisest perspektiivist ja vähendama tootmist ja tarbimist, eriti rikastes riikides, vastes riikides, kus põhimõtteliselt sa ei toode ega tarbigi väga midagi, seal nad võivad isegi areneda natuke edasi, aga rikastes riikides, kus me juba toodame väga palju ja raiskame on ju ära selle niisama, et seal tuleks seda demokraatlikult kuidagi alla tuua ja see on ilus mõte, seda on kõvasti arendatud ja matemaatiliselt näed, see võiks toimida, see võiks olla isegi kasulik, jah, võib-olla see SKT langeb, aga see pole oluline, sest SKT niikuinii mõõdab ainult halbu asju. Et teeks niimoodi, aga järjest enam, mida ma räägin selle valdkonna ekspertidega, nad on pigem mitte väga optimistlikud, et see asi nagu ka õnnestub kellegile maha müüa. Et siis niisugune slogan on seal liikumises, et degrowth by design or by disaster. Ja ma ise hakkan kalduma sinnapoole, et okei, see vist siis tuleb läbi disasteri, aga see lõpp-punkt on okei. Aga see vahepeal on lihtsalt vaja üks disaster ära teha. Üks teine prantsuse mõtleja on öelnud, et selle sama tasarengu kohta, et kui sa oled ainuke, kellel on õigus, siis sul ei ole õigus. Et kui sa oled mingi väike grupp inimesi, kes on põhimõtteliselt välja mõelnud, mis see alternatiiv on, aga keegi teine ei taha kuuldagi sellest, siis tore on, et sa oled välja mõelnud ja nagu huvitav on arutada siin ringis ja kohvi juua, aga asjad lähevad nii, nagu nad lähevad ja siis võib loota, et me jõuame kuidagi selle ilusa versioonini, aga see tuleb ilmselt mitte läbi niisuguse super juhitud protsessi. Enne kui suur pauk ära käib veel, sa rääkisid, et saab valida väiksemas pakendis lihatüki, aga see on suhteliselt mõttetu, mis sest, et jah, see on nagu seal pluss poole peal õrnalt. Aga üks kuulaja küsimus samal teemal, et kas üliväike Eesti peab ikka niinimetatud rohepöörde esirinnas hullu panema, kui isegi kogu Euroopa Liidu ulatuses tehtavad muudatused on köömes võrreldes kolmandate riikide ja arengumaade tegematusega. Et see on ka, et me oleme hullud tublid, aga see absoluutpanus on nii väike, et see on ühe vettäis süstlaga kustutama Austraalia metsatulekahjut. Tuli mulle praegu lihtsalt silme ette seda kuulates. See on niisugune demagoogia võtta nagu whataboutism, et okei, et me peame siin Eestis midagi tegema, aga vaadake Hiinat või vaadake Austraaliat. Look at China, look at India, ütleb loost Donald Trump. Et seal on jällegi see oleneb, et mis läätsega sa maailma vaatad, et Eesti keskkonnakaitsjad muidugi aduvad, et Eesti on väga pisikene riik. Meie heitmed Euroopa Liidu kogu heitmetest on 0,5% ja maailma heitmetest 0,05%. Et see on fakt. Samas eestlasi on ka vähe. Kui me vaatame per inimene, siis Eesti heitmed on suuremad kui hiinlasel. Nii et Hiina võiks öelda, et what about Estonia, mida me siin Hiinas üritame, eestlased nagu tossavad segaseks. Et siin ei ole võimalik ennast kuhugi ära peita nurga taha. Tavaliselt, kui inimesed ütlevad, et aga Eesti on nii pisikene või nagu meie oleme nii väiksed, siis ma ütlen, et räägi enda eest. Sina võib-olla pisikene ja mõttetu, aga minu arust Eesti on ikkagi suur ja eesrindlik liik. Ja meil on niisugune jätkuvalt võrdlemisi looduslähedane mõtteviis, mulle tundub. Tulin siia salvestusruumi, siin käis linnulaul, küll salvestatud, aga siiski.
paljud eestlased käivad jätkuvalt metsas seenel, mis on keskmise lääne-eurooplase jaoks hästi hullumeelsus. Esiteks sa käid metsas, teiseks sa korjad sealt asju ja siis veel sööd neid ka. Et meie jaoks normaalne, eurooplase jaoks täna mingisugune utoopia, aga et meil oleks midagi viia neile nagu õpetuseks, et vaadake, aga me teeme nii. Et see Eesti väiksus on just siin pigem see tugevus, mitte et ta on kasutaja mõttetu. See on see, mida ma tavaliselt räägin ja jätkuvalt usun ise ka. See oli väga armas mõte, et kuhugi nurga taha ei saa ära peita, et maakera on ümmargune loodetavasti jätkuvalt, et siis pole nurki, kuhu taha ennast peita. Laurit, sul oli küsimus? Jaa, mul tuli meelde üks sõber rääkis, kuidas tema töökaaslane, grusiin, neil olid nüüd käisid kuskil see Saaremaal, loodust, metsa, kõike muud. Ega Gruusia ka ju ei ole ju mingisugune selline urbanistlik põrgu, aga kui nägi, et lihtsalt niisama lähetegi metsa, korjate marju, seeni, kõike muud. Ja näed, vaata, siin on mustikaid ja kõike muud ja hakka korjama. Ja kui ta lõpuks selle esimese marja ära proovis, siis ta järgmised pool tundi lihtsalt istus maas ja korjas mustikaid. Ehk et isegi ei pea olema Hongkongist pärit, et vaadata, et loodus ja kõike saab. Aga ma saan aru, et selle küsimuse eeldus oli natukene võib-olla selline üle planeediline kliima ja keskkond ja kõike muud, aga ometigi, kui me siin meeletult ise, ma ei tea, mingisugust fossiilkütusid põletame kõike muud, siis ka ju meie kohalik enda elu ja heaolu ju tegelikult läheb ka allamäge võib-olla. Hea näide on ju Tartus Emajõe org, et kui ikkagi talv on ja on külm ja kõik kütavad, siis sinna alla jõe äärde kogu see asi kokku koguneb ja on ikkagi raske hingata küll. Ehk et jah, võib-olla maailma mõttes me ei ole nüüd nii tingimata megategijad, et meie muudatused võiks hakata mingeid asju paremuse poole lükkama, aga meie oma elu võiks minna nüüd juba paremaks ja kergemaks. Et meil ikka on hea seda värsket õhku hingata. See on jälle mitmes kivi juba keskkonnaliikumiste kapsaaeda, et see kliimateema on kuidagi rakendatud hästi kõvasti sinna vankri ette. Aga kui me vaatame näiteks Eesti inimeste keskkonnateadlikkuse uuringut, mida Keskkonnaministeerium iga 2 aasta tagant teeb, siis sõna kliima on täiesti tähtsusetu eestlase jaoks. Mingi täiesti võõras mure kuskil, meil küll kliimat ei ole. Meil on metsaprobleemid ja meil on veeprobleemid ja õhustikuprobleemid ja nii ja naa. Aga kliima on ei. See ei registreeri ja see on arusaadav, see ongi suur ja nähtamatu ja tuleb nagu siukse aegluubist tsunamina, aga meil on siin oma kohalikud asjad, millele muidugi me ka ei pööra liiga palju tähelepanu, eks. Ma käisin mõni aeg tagasi ühes Aasia suurlinnas ja ma sain enne seda, kui üldse koroona ja kõik muu värk on, nagu me teame, oleme näinud, seal kantakse hästi palju maske, niisamagi. Ja kui ma olin seal 3 tundi ringi jalutanud, siis ma sain aru, et miks nad kannavad vabatahtlikult niisama maske, sest et ma tundsin, nagu ma ei suitseta, aga mul oleks nagu kopsud tõrva täis ja mitu pakki suitsetanud ja ma ei kujuta ette, kui palju lühem nende eluiga seal on. Kui ma mõtlen, et isegi siin Tallinna kesklinnas tegelikult on väga mõnus ja värske hingata, rääkimata lihtsalt sellest värskest õhust, mis meil on, siis on ikka hea küll, et ei pea muretsema selle pärast, et kas sa paned maski nüüd ette või mitte. Mitte seetõttu, et viirus on, vaid seetõttu, et kas sa tahad seda jama endale sisse hingata või mitte. Meil pigem seda väga ei olegi. Võrreldes siis teiste kohtadega. Ja minu arust see oli väga oluline teema, mida puudutada, et räägitakse kliimast, aga et mis see kliima on, et tegelikult on probleem ju üldiselt keskkonnaprobleem ja kliimaprobleem mahub keskkonnaprobleemi sisse, nagu ma olen aru saanud, et mis oleks õige ja täpne terminoloogia kogu selle komplekssuse juures, et jääks muljet, et me räägime ilmast, et meil on nüüd väga kuum ja nüüd on väga külm ja et kehv suusailm ja kõik need muud jutud, mis selle siis nagu ära matavad. Miks ma just lugesin üht raamat, mis varsti ilmub eesti keeles ka, on Charles Eisenstein Kliima uus lugu, kus tema ka väidab, ja argumenteerib, et see siukene süsinikušovinism, mis meil on tekkinud, et see ei ole tegelikult nagu kasulik, funktsionaalne, et me tõesti hakkame kõike mõõtma ainult süsinikus ja mis on nende tegevuste muu mõju on kuidagi hästi teisejärguline või et võimalik kõik maailma asjad nagu taandada sellele, et aga kuidas see mõjutab süsinikku. Ja mõnes mõttes see on aru saada, miks seda teed on paljudes organisatsioonides mindud ja põhjus on see, et see neetud kliimamuutus võimendab kõiki teisi probleeme, mis sul juba on.
et kui sul on mingisugune metsaküsimus õhus, siis süvenevad kliimamuutused tekitavad olukorra, kus sul võib-olla uut metsa peale ei kasvagi. Ja rändeküsimused ja ühesõnaga väga palju küsimusi, aga tõesti teisest küljest võiks vaadata, et teeme midagi kohalikul tasandil hästi konkreetset ja tegelikult see ka omab kliimamõju, et siin Eestis on hea näitena tuua näiteks soode taastamine. Et usinalt on siin nõukogude ajal kuivendatud ja kuivendatud soo on väga suurepärane kasvuhoonegaaside allikas. Ja kui seda uuesti märjaks teed läbi raske inimtöö ja tammide ehitamise, siis ta hakkab mingi aja tagant uuesti jälle süsinikku salvestama. Aga sa ei pea seda tegema kliimaeesmärgi, sa võid seda teha sellepärast, et sa tahad sood taastada. Ja metsanduse küsimus on samamoodi, et kõige vastupidavam ilmselt kliimamuutustele on niisugune mets, mis on loomulik ja võimalikult vähe näpitud. Aga see ongi nagu võib-olla inimkonna häda ja siis ka Eesti ühiskonna häda, et kõige odavam asi ja kõige efektiivsem asi oleks mitte midagi teha looduse mõttes. Aga see on kõige keerulisem, sest ikkagi ju võiks natukene saagida ja natukene puurida ja natukene kaevata. Aga kus need piirid on, et kui me näiteks korraks lähme metsadebatti, et siis Eesti keskkonnaorganisatsioonid on ka öelnud, et kuigi oleks tore, kui me üldse metsa ei raiuks, siis see ei ole ilmselt reaalne, et siis võiks raiuda vähem, kui juurde kasvab. Et see on juba nagu niisugune kompromiss, aga täna me näeme, et see tööstussektor ei taha nagu üldse tulla alla oma sellelt tasandit, mis täna on saavutatud, sest see on muidugi ka jällegi seotud töökohad ja harvesterid ja liisingud ja nii edasi. Ja see lõpuks jõuabki sinna, miks ma viimased 3 aastat, olles saanud teadlikuks suurest kliimaprobleemist, mis eestlasi ei huvita, aga samas ikkagi on tulemas ja kuidas Eesti peaks nagu oma osa tegemiseks väljuma põlevkivist, et seda saavutada, et sinna jõuda, on põhimõtteliselt vaja lahendada sotsiaalne küsimus, et mis saab Ida-Virumaast. Ja sellepärast viimased 3 aastat olen mina olnud sellises projektis, mis tegeleb siis terminiga õiglane üleminek. Et okei, et Ida-Virumaal on vaja põlevkivist väljuda ja teha midagi muud. Kuidas seda teha niimoodi, et seal vahepeal tekiks kaost? Et ta läheks nii nagu Elsis läks, kui kaevandused kinni pandi. Just. Või siis, kuidas läks Eestis 90. alguses, kus ka väga paljud kaevandused kinni pandi. Ma kasutaksin siin kohal võimalust ja tervitaksin enda kallist ema ma olen raadios ja tema üks viimase aja lemmikpinde silmas on elurikkus, millest on saanud sõimusõna igal pool. Lihtsalt, nagu sa ütlesid, kõige parem on see, et midagi ei tehta metsaga, aga ka Tartus iga väike roheline plats on lastud võssa kasvada, mis on päris vahva, aga kas see on rohepesu või mis on see inimeste teadlikkuse tõstmine elurikkuse teemal? Et meil on uhke Eesti Rahva Muuseum, kõik auhinnatud hoone ja kuskil võsa vahel. See on, ma arvan, et need on niisugused, ta tuleb lõpuks kultuuriliseks küsimuseks, et mis on, et ilu on vaate ja silmades, see ongi niisugune, et mingi hetk me leidsime, et millimeetrine muru on kõige ilusam asi maailmas. Ja siis eestlased pöördusid muru niitmise usku ja ostsid endale kõige võimsamad traktorid, mis olid võimalik osta ja siis, kui see ka ei aitanud, siis külvasid Roundupi igale poole, et see muru üldse ei tuleks. Ja nüüd vaikselt tasapisi nagu see trend võib-olla on nihkumas, et vähemalt mõni lapikene võiks olla aianurgas siuke, kus sa lased loodusel teha oma asja, on ju seal vaata, tekivad uued mingid taimed ja loomakesed ja jube tore on, võib-olla mõni puuk ka, aga saad hakkama. Ja Tartu linna näide, see on hästi nüüd siukene maamiin, mille otsa astuda, kui sa hakkad Tartu linnast rääkima, see on kohe nagu, keegi saab kohe vihaseks. Aga üldine foon on selline, et need elurikkuse lapikesed keskkonnakaitsetele pigem meeldivad, ainult et samal ajal võetakse äärelinnas mingid suuri parke maha ja ka ähvardatakse kesklinnas paar parki maha võtta. Et see ei ole nagu äge. Et siis mitte jääda nagu kuidagi saada eksitatud sellest, et kuskil on üks väike tore asi tehtud ja samal ajal nagu statistiliselt palju hullem asi tehakse selle varjus ära. Et see on see, mida vähemalt Eesti roheline liikumine on Tartu uues energia- ja kliimakavas välja toonud, et nad mainivad seal väga ilusasti selles ametlikus dokumendis, et iga puu on väärtus.
ja siis me tuletasime seda neile meelde, kui nad tahtsid Ihaste kandis ühte suuremat metsa jälle maha võtta. Et see on niisugune kemplemine ja pigem on linnaloodus hea asi ja elurikkus hea asi, aga see kõigile ei meeldi, aga eks see kultuuriline taust seal on vaikselt muutumas noortele. Mulle tundub, et meeldib rohkem kui vanadele, kes on juba investeerinud trimmeritesse nii palju raha, et tahaks neid kasutada. Kui juba tuli siin teemaks see, ma ei tea, kas seda Südalinna kultuurikeskus tohib nimega mainida või see on endiselt see, millega saab ka kivi sinu poole lennutatud. Sellega me saame kuulajaid vähemalt. Jah, et kas selliste asjade puhul, kindlasti võib-olla keegi on mõelnud, aga et võtamegi konkreetselt selle Südalinna kultuurikeskuse. Et jah, me ehitame selle sinna pargi asemele, ma saan aru küll osaliselt, mitte nagu kogu pargi, aga ikkagi puud võetakse maha ja nii edasi. Aga kui see on seal kesklinnas, kus on hea bussiühendus, kõike muud, seetõttu pikas plaanis võib-olla jääb vähemaks vajalik autosõita kõike muud kuhugi, ma ei tea, ütleme näiteks Ermi kanti, kus võiks olla ruumi seda ehitada. Et kas ühel hetkel sellisel puhul võiks see ikkagi kaalud tasakaalu tagasi tulla? Et jah, me võtsime praegu mõned puud maha, aga vaat, pluss poole peal tähendab see seda, et sul on ühistranspordi ühendus on seal jällegi väga hea, mis kokkuvõttes säästab võib-olla midagi muud. Näiteks autokasutusvajadust ja nii edasi. Et kas sellelaadseid plusse ja miinuseid selliste projektide puhul tehakse või kas need on ka kuidagi avalikud, et me saaksimegi vaadata, et praegu olete välja toonud, et selle pargi mahavõtmise ja selle kultuurikeskuse ehitamise plussid on need, aga tegelikult see on ikkagi absurd. Siin vist on jälle numbrite küsimus. Jah, panema... mulle meeldib, kui et mulle ei öelda, mida peab tegema, vaid mulle öeldakse, et vaata, see asi annab sulle need asjad, see asi toob sulle need asjad, ma ise otsustan, kas minu jaoks on üks olulisem või teine olulisem. Kui sa otsustad üldse, kui sa oled otsuse tegemise juures. Mulle hullult meeldis ka see idee, et iga puu on väärtus ja aga samas vanas heas nostalgilise Tartu Facebooki grupis minu sympaatia on kuulunud alati nendele, kes räägivad, et need on vanalinna sõjaarmid ja las inimesed elavad ja et kesklinnas ei pea olema nii palju rohelust, aga lõpuks ma ei teagi, mida öelda ja ei otsustagi midagi, et see võib-olla nagu on ka halb, kui kõigest on kogu aeg suva. Seal ongi lõpuks iga protsess, mis tuleb, on jälle mingi tohutult keeruline, seal iga asja kohta on tehtud tohutud analüüse ja keskkonnaühendused saavad ka iga nädal jälle mingit. Meil on siin Kapa-Kohilas on mingi tohutu suur projekt, me oleme 4 aastat teinud mingi kohtulahinguid, tulge appi. Ja sa avad selle meili ja sul detailidega visatakse surnuks kohe. Et siis mõnikord tulebki võtta lihtsalt nagu mingid põhimõttelisemaid positsioone, et see sama Tartu Süku küsimus ka, et põhimõtteliselt tänasel päeval rohealad võiks jääda rohealadeks, et seal on kõrvalruumiga ehitada kohta, kus ei ole puid. Et see on nagu eriseisukoht, et ei ole väga palju takistusi, et teha seda kuhugi mujale, aga millegipärast on vaja teha just sinna kesklinna, just sinna parki. Et ma arvan, et need puud võiks olla seal need puud ja see rohekoridor, mis ühendab ühte linnaosa teise linnaosaga, et siin me võime minna sügavalt ökoloogiasse, et kas see siilikene saab sealt jõe äärest sinna Toomemäele, kui tal ei ole vahepeal ühtegi nagu roheala, et ta ei ole nagu inimene, kes hüppab taksosse ja sõidab, tal on vaja seda koridori. Et seal on igasugused argumente poolt ja vastu ja see, et jah, kas sa nagu matemaatiliselt saad ära näidata 10 aasta pärast see kõik on ennast tagasi toonud, ja mingi on isegi kliimapositiivne, sest et maja tehti ju puust, midagi taolist. Et need on kõik sellised hästi hüpoteetilised arvutused. Et alati tuleb vaadata, et mis mida asendab, et näiteks ma nüüd ei oska öelda allikat, aga ma olen kuulnud lugusid sellest, kuidas ka need samad linnarattad, mis Tartus on, et nad pigem ei asendanud autosõite, vaid nad pigem asendasid jalutamist. Et need, kes juba niikuinii olid väga keskkonnasõbralikud, nüüd saavad uradaga rattaga ringi, aga see eesmärk, et autostumist vähendada, seda see ei täitnud. Ja me näeme neid suuri projekte teisigi, et kui tahta veel nagu siis kanisterõlli tulle visata, siis on Rail Baltic, mis peaks võtma ära liiklust maanteedelt, samal ajal maanteesid ehitatakse 4-realiseks. Miks? Kui te võtate niikuinii liiklus sealt vähemaks. Et siis tulebki nagu tavaloogika lõppeb ära ja siis hakkab niisugune mingi majandusloogika, et aga Euroliit annab ju raha. Paneme selle raha kuhugi ära, siis on ta pandud. Jah, kui praegu ära ei kasuta, järgmine kord saab vähem. Ongi. Et ma saan aru sellest loogikast, siis ongi nagu tänases majandusmudelis täiesti nagu kaine mõtlemine.
ma arvan, et nii kaua, kui autod ise ei sõida ja ebaefektiivne inimene sealt roolist ei ole ära korjatud, siis 4-realine maantee on igal juhul ohutum ja inimesi jääb rohkem ellu. Tekib vähem kolonne rekkade taha, vähem rumalaid möödasõite ja noh, 2+1 on ka täitsa lahendus, aga ikkagi suured maanteed võiksid olla korralikud. Suured maanteed, rohkem autostumist, suurem kliimamõju, lõpus ikkagi pekkis. Ja kui sul vähem inimesi sureb, sest et jah, see on ohutum, kokkuvõttes ju ka loodusele suurem koorem jällegi. Et noh, jah, meil sureb inimesi, aga selle võrra meil ju palju kohe väiksem jalajälg. Seal on isegi siuksed veidrad mõjurid, kas lähed poliitikasse? Et liikluses sureb vähem inimesi, on vähem organidoonoreid, siis on mingi teistel inimestel pekkis, et ma olen siukest uuringut kuulnud. Kõik on kõigega seotud, jah. Jah, mulle hullult meeldis, kui tulid need Bolt Drive'i autod, et siis sai nagu päriselt maigusuu sellest, et kui on auto toodetud, et siis ta ka võiks sõita, mitte seista. Või samas nüüd ma hakkasin juba teistpidi ka mõtlema, et millega sa täna siia tulid? Ühe traktori, põhimõtteliselt isikliku tangiga. Vastupidi, sinu tangiga üldse ei võrdle. Aga no lihtsalt see, et ma parkisin selle Bolt Drive'i enda maja kõrvale ja ei kulunud poolt tundigi, kui see juba lihtsalt jälle läinud. Et kui see on juba toodetud, siis seda ka kasutatakse. Et see on nagu minu arust selline hästi vahva samm ja tundub, et inimesed oma nahal seda kogedes saavad sellest aina rohkem aru. Aga huvitav, kas nad kasutavad samamoodi nagu linnarattad, et ma vähendan oma jalutamiskoormust ja lähen autoga, sest kui mul on isiklik auto, sellega on nii palju mugavam ikkagi, või see päriselt võtab ära, ma jätan oma auto, sest et ma näen, et ma saan Bolt Drive'iga tehtud. Et võtab päriselt auto. Eks see võtab nagu aega jälle see nagu kultuuriline nihe on ju, või see, et sa suudad arvestada, et siuke asi on üldse olemas. Näiteks kui Tartu linnarattad tulid, siis mina sõidan ka muidu oma rattaga ringi, siis ma mõtlesin, et ma proovin siis linnarataste varianti. Siis ma väga kiiresti sain aru, et see ei ole siukene, et sa saa kindla peale minna, et nüüd seal parklas kindlasti on ratas. Ei ole, on ju, või on, siis ta on katki. Et nüüd ma saan aru, et see on siuke minu jaoks oportunistlik kiirendus, kui ma kuskilt punktist punkti liigun, et näed, siin on vahepeal ratas, võtan, on ju. See on kiiremini, aga kui kindla peale mineks, ma olen oma rattaga või taksoga või rendin ka, aga see on nagu jällegi, nüüd me jõuame siukse tehnodüstoopiasse ka, mis on ka minu suur huvi, sest et tehniliselt võttes ma olen informaatika doktor, mis tähendab, et ma võin rääkida kõrgtehnoloogiast ka, nii et kõik peavad kuulama. Anna tuld. ja üks asi, mida me ilmselt hakkame nägema, ongi, et me liigume rohkem siukese everything as a service maailma poole, on ju, kus sa ei oma lõpuks enam suurt midagi, aga kõik asjad on sul olemas, kui sul on neid vaja. Aga see tekitab nagu siuke imelik olukordi, et mõni aeg tagasi oli näide, kus mingi firma pakkus valgustust teenusena, et sul oli nagu lamp laes ja lüliti oli seinal, aga see nagu see, et sa vajutasid lülitit ja lamp läks põlema, oli läbi mingisuguse serveri kuskil. Ja siis, kui lamp läks katki, siis keegi tuli ja vahetas sul pirni ära. Et sa ostsid valgust, on ju, sa ei ostnud lampi. Siis see töötas väga hästi, nii kaua, kui see startup elutses, kui startup pankrotti läks, siis lamp enam ei töötanud, siis server oli maas. Ja inimesed, kes ei suuda endale kodus kohvi keeta hommikul, sest nende teekann on kuidagi ära reboot'inud ennast ja ei lähe enam käima. Et no siuksed vahepeal tarbetu keerukus võib tekitada nagu uusi huvitavaid olukordi. Ma tean, et näiteks sama Elmo rent, keda ma sageli kasutan, sest neil on elektriautod, mis on veel omaette sügav teema, kas see on üldse mõistlik või mitte. Aga neil on siuke pilootprojekt praegu, et nad tahavad teha siukest kaugjuhitavat autot, et sa tellid endale ukse ette auto, see sõidutatakse puldiga kohale põhimõtteliselt üle neti ja siis juba sina autosse hakkad sõitma. Ja viimases uudiskirjas oli kirjas, et väga hea teenus, aga veel vahepeal on ikkagi bugisid, et vahepeal kaob levi ära. No siis ma mõtlen, mina kohe oma peas hakkasin jooksma siis seda filmi, et okei, sõidad keset tänavat, su ees on auto, mis järsku jääb seisma ja siis vajub kuhugi keset ristmikku. Ja ei oska ise midagi teha, sest on tavaline auto, on ju, ta on kaugelt juhitud. Et mis siis saab või nagu, kuidas, kas me oleme ühiskonnana valmis selleks. Ja ka need ise juhtivad autod, nendest räägitakse palju, aga küsimus on, et kas need on ikkagi võimalik teha
nii töökindlaks või kas me usaldame neid lõpuks nii palju, et hiljuti ma nägin vahvat videot, kuidas oli üks Tesla mööda kiirteed sõitis ja kogu aeg pidurdas, sest ta vaatas, et ees on nagu kollane foorituli, mis tegelikult oli kuu taevas. Et need algoritmid ei mõista täna maailmast mitte midagi, nad mõistavad ainult statistiliselt seda, et nad on näinud, on ju, et kui on kollane asi, mis vilgub, siis nagu pidurda pigem. Aga nad ei saa aru, et see kollane asi on foor, nad vaatavad, et see on pikslid, on ju. Et see on see, mida ei ole tegelikult nagu tehisintellekti uurijad ära kräkkinud, et kuidas panna masinat mõistma maailma. Ta lihtsalt vaatab hästi palju statistikat ja selle pealt teeb mingisuguse järelduse ja arvab, et maailm on selline. Üks ilus näide on Google'i pildi otsimise algoritmid, kus nagu arendajad ise ka täpselt ei saa aru, kuidas see töötab, sest on nii keeruline, aga nad saavad seda nagu siis jälle torkida mingisuguste küsimustega, näiteks, et no näidake mulle, et näita algoritm, milline on kass, siis näitab kassi pilti, näita, milline on auto, näitab auto pilti. Ja siis küsiti, et näita, milline on see hantel, nagu jõudestmis hantel, ja tekkis pilt hantlist ja ühest väga musklis käest. Sest see algoritm on kogu aeg näinud, et hantel ja käsi käivad käsikäes on ju koos, et see on sama üks objekt, et ei ole, aga ta ei saa aru sellest. Et see on see, miks ma teen nalja, et kui on suur kliimamuutuste häda on ja me paneme nagu seal Hitchhiker's Guide to the Galaxy, et paneme suurde masinasse kõik andmed sisse ja ootame, et tuleks vastus, mida teha. Et siis, ilmselt see vastus tuleb, et mingi tarbige vähem ja siis inimesed on mingi, masin on katki, paneme veel auru juurde. Ja siis teine probleem on selles, et see masin annab vastuse vastavalt sellele, kes selle masina on arendanud. Täna siis kas ameeriklased, kes panevad hästi palju raha sisse või hiinlased. Ja ilmselt ameeriklaste masin ütleb, et hiinlased on probleem ja hiinlaste masin ütleb, et ma tegin kalkulatsioone, Ameerika on probleem. Et meil ei ole seda kõike teadvat õigest tulemust, kuskilt tulemus, me peame ise selle kuidagi ära otsustama või mitte ja siis vaatame, kuidas saame hakkama. Ma hüppan 20 mõtet tahapoole, mul jäi kripeldama. Ma täna ostsin stuudiosse VG Kannu, oli ka Bluetoothiga versioon saadaval, aga ma kohe põrkusin tagasi, et ei ole vaja. Aga igatahes Laurits rääkis, et tore, et maanteed on ohtlikud, inimesed saavad surma ja siis on meil väiksem koormus planeedile. Et räägitakse, et üks kõige suuremaid, et sa võid osta isikliku tangi endale ja põletada metsi, aga et kui sa saad lapse, siis see on tegelikult kõige suurem koormus keskkonnale, inimene, kes siis kogu oma komplekssusest tarbib. Mina noore isana kohe mõtlen, et no nii, et kas ma olen ämbrisse astunud. Sa oled nüüd looduse ja riigi vaenlane. No, mõnes riigis öeldakse, et saage rohkem lapsi. Ja jällegi see on hästi levinud küsimus, sellepärast ma pidin otsima üles algsed teadusuuringud, vaadata, mida siis teadlased tegelikult ütlesid, on ju. Mitte see, mida 4 uudislugu hiljem keegi arvas, kuidas asjad olid. Ja see originaalne artikkel, ainult üks neist lihtsalt vaatas erinevate tegevuste mõju, mida inimene saab teha oma elus, et vähendada oma süsiniku jalajälge. Ja nende soovitus siis oli, ühesõnaga jällegi hunnik eeldusi oli all, aga kuidagi nad suutsid välja arvutada ühe inimese nagu terve elu siukse jalajälje. Ja see esimene juba nagu häda on selles, et see varieerub nagu riigiti väga võimsalt. On ju, et eestlase jalajälje sisse läheb meie põlevkivienergeetika, järelikult see jalajälg on tohutu suur. Ameeriklase oma muidugi oli veel suurem, kuskil arengumaadesse oli ikka väga-väga väike. Ja siis on võetud sellest mingi keskmine, mingi maailma keskmine jalajälg lapse kohta. Ja siis selle pinnalt järeldati, et kui sa soovid midagi teha, siis saa üks laps vähem. Et mitte ei pea olema üldse lapsed, aga saa üks vähem, see on nagu suur võit. Aga seal on alati see küsimus, et kõik lapsed ei ole ilmselt löödud sama puuga, et kõik ei sünni ikkagi Hummerisse otse ja ei ela McDonaldsis, et on võimalik elada ka teisiti. Üks tasaarengu teadlane on arvutanud, et kui me kõik elaks nagu ameeriklased, siis meid mahukski maailma 1 miljard umbes, siis saavad ressursid otsa. Ja kui me elaks nagu kuskil arengumaades, ikkagi ka väga viisakat elu, aga nagu tagasihoidlikult, siis meid mahuks vist oli 23 miljardit oli see tema arvutus. Et ei saa öelda, et see on mingi fikseeritud kogus ja fikseeritud number inimesi, seal on hästi palju eeldusi all. Siis inimene ütleb selle numbri vastavalt sellele, mis tal tuju on. Kas meid, sa ütlesid, et sõltubki sellest, et kes kuidas on. Ameeriklasi sa ei pane elama nii nagu kuskil, ma ei tea, Tuvalu saarel, kes peab vaatama seda, et tema saarek üldse alles on siin 2 aasta pärast. Ja vastupidi, et kui sa ikkagi oled selline looduskeskne või siin, ma ei tea, kas või
Euroopas üldse meie, ma ei tea, portsud kas või restoranides ja mujal on nagu mitu korda väiksemad kui selline extra small ports Ameerikas, et raske on muuta see ja tõenäoliselt see võtab väga kaua aega, kui üldse õnnestub. Ja maailm on selline hetkel, nagu ta on. Kas meid praegu on sellise elustiili hoidmiseks juba liiga palju? Kas meil oleks vaja mingit väikest nagu meteoriiti kuskile, mis võtaks mõned miljardid maha? Kui me soovime jätkata elamist niimoodi, nagu me praegu teeme? No see on jällegi hästi piirkondlik küsimus. Eestlased Eestisse mahuks ilmselt, neid mahuks veel. Mingites piirkondades on juba täna väga keeruline, eriti kuna veel need neetud kliimamuutused teevad ka elamist selle keerulisemaks, on ju. Isegi kui sa oled väga tagasihoidlike vajadustega. Aastal 72 publitseeriti Rooma klubi poolt selline legendaarne raport nagu kasvupiirid. Ja seal olid sellised graafikud, mis näitasid, et oletame, et maailmasüsteem areneb umbes niimoodi, ja kus juures niimoodi arvestasid üldse kliimamuutus kui sellist, nad lihtsalt vaatasid, et reostus üleüldiselt ja fossiilkütuste kasutamine või nende saada olemine. Siis nende graafik näitas, et umbes niimoodi 2020. 30. paiku siis ka see populatsioonikõver hakkab alla tulema nagu paratamatult. Et süsteemi dünaamika on selline. Ja nüüd on see küsimus, et kas me oleme sellel trajektooril, nagu andmed näitavad, et pigem nagu oleme, nagu selle esimese osa peale see kasvukõveraks vähemalt on see sama. Nüüd võib loota, et nende mudel oli halb ja siis oli 70 ja arvutus või jõudlus oli madal, aga jah, et see küsimus nagu on, et kas meid on see siis liiga palju või on täpselt õige arv, kas see ongi see maksimum, mis oligi põhimõtteliselt teoreetiliselt võimalik ja palju meid alles jääb, aga need on hästi siuksed, ma ei tea nüüd, kas see on keskkonnaliikumine või see on lihtsalt siukene üldine, ikkagi keskkonnaga seotud liikumised on, mis viimasel ajal on ka nagu järjest tekkinud. Üks on siuke süvakohanemine, mis ütlebki, et okei, selgelt me oleme sellel nagu katastroofikursil, et kuidas nüüd olla, mida mõelda, mida teha. Ja seal on võib-olla rohkem siukene just siuke filosoofiline või emotsionaalne ja psühholoogiline pool, et kui sa oled selle kõvera peale, sa väga-väga sellest välja ka ei saa, et kohe ära ka ei sure, et mida sa saad teha, et enda ja teiste niisugust kannatust vähendada nii-öelda. Ja siis on teine liikumine, mis on vahva nimega kollapsoloogia, mis siis huvitub just nagu sellest tehnilisest poolest, et et me oleme sellel nagu languskõveral, kuidas see välja näeb, mis siis juhtuma hakkab, mis esimesena läheb. Ja ma olen põgusalt nagu mõlemaga tutvunud professionaalsest huvist. Ja need kollapsoloogid ütlevadki, et see on siukene, et keegi ei või ette teada, mis hetkel mingi süsteem murdub, aga et see on siuke süsteem ise areneb ja meil on võimalus seda teha võimalikult vähe hulluks. Et ongi, et joonistavad nad erinevad kõverad, et nüüd me oleme siin nagu selles tipus ja nüüd me tuleme alla. Niikuinii tuleme alla, aga küsimus on, kui alla? Või nagu, et kas me jääme siis tõesti nagu mingi kiviaja tasemele või ikkagi suudab äkki nagu mingi 1950, see oli päris hea elu tegelikult. Et need on need küsimused, mida seal ringkondades küsitakse. Ja paratamatult see ilmselt eeldab, et mingisugune inimkonda vähendamine toimub, aga küsimus on, et kus kohas, et kes on kõige haavatavamad tegelikult, et kas need on ikkagi need arengumaa inimesed, kes tegelikult on harjunud juba, et elu on raske, või need on ikkagi siin kuskil läänes, kus sa oled terve elu oma mingit lossi ehitanud, siis tuleb üks tulvavesi ja viib selle minema. Ja see pangakaardi ka ja nüüd see on pekkis. Meil oli minu meelest mõni aasta tagasi oli see torm, kus inimestel, mis viis elektri pikaks ajaks Võrumaal, ja ei olnud kütust, sest et ka pumbad töötavad elektriga. Ja. Hea, kui kellegi generaator oli, kas kütust oli, ei tea. Ja et ei olnud varusid, et võiks küll mõelda, et meie eriti Võrumaal veel me saame hakkama, meil on ju, kasutame ise oma asju, kõike muud, aga ometigi oli ka seal olid suured probleemid, värgid, et tundub küll, et me oleme siin maarahvas, aga
võta see üks oluline asi ära ja ikkagi on kõik käpad püsti. Et järjest rohkem räägitaksegi sellest, et muidugi see kliimamuutuste ja muude keskkonnakahjude vähendamine on hästi oluline, aga samal ajal peab ka hakkama arvestama kohanemise vajadusega. Et isegi kui Eesti on siin super eesrindlik, aga no võib-olla ei õnnestu Ameerikat kaasa tõmmata enda päris rohepööldega, et siis nemad jätkavad samal trajektooril ja siis me peaks arvestama, et see nende mõju jõuab meile ja siis kas me oleme valmis, kas meil on see kelder kuskil, et oma pelmeenid sinna peitu viia. Kuna me oleme jõudnud vaikselt selle suure pauguni, siis ma tsiteeriksin Priit Kalev Partsi tõlgitud Pentti Linkola teisitimõtleja märkmetest. Siin on küll ökoloogilisest revolutsioonist kirjutatud, aga ma arvan, et me võime selle all seda kollapsit üldiselt mõelda. Ja siin kirjeldatakse seda nii, et korraldatakse ümber kogu ühiskonna korraldus, mille käigus hävivad praegused institutsioonid. Tööstusmaade ökojalajälg alaneb drastiliselt, siis niinimetatud ohjeldamatu kahanemine. Üksikisikute, klasside, rahvaste, rasside majanduslik ebavõrdsuse vähenemine on kahjulik, kuna üks naftamagnaat tarbib suures pildis vähe, kui aga aitame arengumaad tänasele lääne tarbimise tasemele, on mäng läbi. Mõõdutundetult inimväärtust rõhutavad hoiakud kuuluvad prügikasti, mis on väga huvitav. ÜRO inimõigluste taolist plära ei ole tulevikus olemas. Sellest, et munarakust ja seemnerakust sünnib liigi uus indiviid, ei tulene tema jaoks veel ainsatki õigust, need tuleb tal endal lunastada. Asemele kerkib inimkohustuste deklaratsioon. Üsna erinev jutt sellest, millega me praegu oleme harjunud. Siis, kuidas kommenteerida? Ja, et kas ma nüüd tsiteerisin seda õige koha peal, et see kollapse kõvera alumine ots on, ühesõnaga, et räägitakse nagu sellest. Siin oli palju asju. Aga üks, mis ma suutsin kinni haarata, oli see, et hästi tihti öeldakse mingid, aga arengumaa inimesed tahavad ju ka elada nagu meie. Sel all mõeldakse, et neil on ka hästi suur telekas, hästi suur auto ja mis veel saab hästi suur maja ka ja hästi räpane elekter. Siin on see eeldus, et see on see õnnevalem. Ja kui me vaatame oma ühiskonnas ringi, kes siis paljud inimesed, kellel on kõik need asjad olemas, ikkagi kurat ei ole õnnelikud veel. Et äkki see ei ole õnnevalem. Et ma olen sageli sattunud rääkima keskkonnapsühholoog Greta Arroga, kes söögi alla ja söögi peale raiub teadustulemusi, mis ütlevad, et inimesena on vaja 3 asja. On vaja tunda ennast kompetentsena, on vaja tunda ennast seotuna mingi kogukonnaga ja on vaja veidikene autonoomsust, et sa suudad oma nagu otsuseid teha ise. Ja kui sul need 3 asja on olemas, saad päris õnnelik juba. Ja see on see, mida võib-olla tänane ühiskond meil siin läänes ütleb, et sa saad kõik need asju, kui sul on need autod ja majad. Aga teistes kultuurides on see nii-öelda hea elu definitsioon on hoopis teistsugune. Aga kui see definitsioon muutub, siis on päris probleemne ja see on see, mida täna Hiina puhul tuuakse välja, et seal on tohutult kasvav keskklass, kes tõesti tahab kõiki neid asju, mis Ameerikas juba on. Ja see tähendab, et ressursi nõudlus läheb kõvasti ülesse. Aga siin ongi need kõverad, mida alati näidatakse, et see prognoos on selline ja nii läheb. Aga seal ühel hetkel tuleb lihtsalt nagu füüsiline limiit ette, et sa ei saa mingit asja teha 20-30 korda rohkem, kui täna juba tehakse, sest mingid füüsilised või looduslikud piirid tulevad ette. Et see on see, mida me vaidleme sageli ka kuskil riigi esindajatega, kui me sattume mingitele üritustele, et nemad näitavad prognoosi, et elektri tarbimine kasvab nagu mitmeid kordi. Ja siis me üritame öelda, et aga ei pea kasvama. Me võime ka otsustada, et me proovime lahendada seda probleemi kuidagi teistmoodi. Sest et kui see tarbimine kasvab, see eeldab, et ka see tootmine kasvab ja see tootmine täna on taastuvenergia pealt järjest hajutatum, järjest suuremate alade peal, kohalikele inimestele ei meeldi, et nad elavad tuuliku all, seal on palju rohkem sotsiaalseid ja materiaalseid probleeme, kui Excel näitab. Ja see Linkola versioon on siukene radikaalne, et meil on lootus siis, kui me jõuame umbes sellise seletuseni, nagu ta kirjutab ja minu teada tuleb oktoobris vist välja kuskil sügisel tuleb välja ka
teine osa või siuke järgmine raamat, mis ongi siuke konkreetne Linkkola programm, mida ta kirjutas kunagi Soome rohelistele vist, mis tehti maha enne, kui see avaldikustati üldse. Aga võib-olla nüüd on siis nagu õige aeg järgmisele tulemisele ja võib-olla eesti keeles ja siis saab kindlasti jälle arutada nende teemade üle, et kas mingid mõtted tema arvamistes olid siis hästi õiged ja väärtuslikud. Näiteks see viimane lause on, et tekib inimkohustuste deklaratsioon. Et see, et me ei ole ainult siin selleks, et võtta looduselt, me tegelikult võiks anda ka ja natukene paremini hoolt kanda selle eest, mis meie ümber on. Et see on see tema ilus poeetiline sõnum seal, aga jah, ta ütleb seal seda väga räigelt välja ja siis inimesed on šokeeritud enne, kui nad isegi jõuavad lõppu. Seal, kas sa oled tervet raamatut lugenud? Ei, ainult tsiteerisin kokkuvõttest. Okei, et see on huvitav raamat. Seal on üks eriti šokeeriv pisikene lõik või siuke minilugu on sellest, kuidas üks põdrapere jäi auto alla. Ja see põdra isa oli ikkagi metsas tuntud tegelane ja ikkagi auväärt loom ja need väiksed põdrad ka ja siis viimane lause oli ja seal autos oli ka vist mingi pere ja vist said kõik surma. Et see perspektiivi muutus, et täna me räägime vastupidi, on ju, et see inimene oli hästi tähtis ja oluline ja siis et põdrad olid lihtsalt, ise nad ronisid sinna 4-realise tee peale, on ju. Et see perspektiivi muutus mõne inimese peas on toimunud, mõne inimese peas on toimumas, mõne peas ei toimu kunagi. Ongi siukene nagu üks inimene kunagi ütles, et tulevik ei ole ei düstoopia ega utoopia, ta on siuke heterotoopia, et on mõlemat. Ja. Aga siis ongi vaja mingit sellist, täpselt samamoodi, ma saan aru, et sellist räiget väljendust tihti, või sellist šoki elementi, et see jõuab siis äkki paremini kohale inimestele, kui see panebki mõtlema, paneb rääkima ja võib-olla ta paneb rääkima seetõttu, et kuule, et kas ma ei tea, võib-olla sellist nagu räiget reklaami on üldse telesse vaja, mis ütleb, et ära joo, sellepärast, et muidu sa sõidad, ma ei tea, 10 laste lastsurnuks ja näidatakse ka visuaalselt. Mulle tuleb kohe meelde, aga see paneb inimesed mõtlema. Eesti 200 jagas trammipeatuses eestlased ja venelased kaheks. Ja. Pani rääkima, pani mõtlema. Ja mina veganina tooksin siia kõrvale selle, et aitame konnad üle tee ja paneme märgid tee peale, et võta kiirust maha ja samal ajal silmi pilgutamata laseme kõrvalistmed pakist beef jerkit. Et konn on tähtis, aga suva need teised vennad. Ja selle nagu räige sõnumi ja karjumisega on teine Soome eksperiment ongi mingisugune kommunikaator, kelle nimi on The Shouting Man, kes tuleb telesse ja siis röögib kliimamuutustest mingi 2 minutit ja siis on näha, et helimeestel kõrvad lihtsalt lendavad pilbasteks ja siis kui ta ära on röökinud, siis ta räägib normaalse häälega ja siis on hästi vaikne heli ja siis keeratakse uuesti üles peale. Mul on tunne, et keegi ei tea tegelikult, kuidas kliimamuutustest rääkida, sest siiamaani ei ole väga hästi õnnestunud. Et kas see on karjumine, kas see on siukene nagu, et üks väike asi, mida saad teha või ongi see, et et nüüd on juba pekis on ja me saame ainult kohaneda. Et jällegi erinevate inimestele mõjuvad erinevad asjad ja siukest kanalit, mida kõik universaalselt usaldaks, seda ei tundu olevat, et ma ei tea, kes peab tulema, ÜRO nagu juhataja Antonio Guterres pidevalt ütleb, ÜRO juhataja ütleb, me oleme loodusega sõjas, on ju, ja loodus ütleb meile, et lõpetage ära, ärge tehke rohkem. Aga see on ilus statement, aga siis riigid teevad edasi. Leonardo DiCaprio peab tulema. Ta aga üritas, on ju, tegi filmi ja värki ja päästab nüüd mingi vihmametsi, aga ja, et see sõnum on nagu nii ebasöödav, et kas ta on ebasöödav või alternatiivid tunduvad nii ebausutavad, nii et pigem jah, et täna on see valik, et kas sa tegeled sellega, et seda narratiivi muuta või sa juba tegeled sellega, et sa nagu valmistad ühiskonda ette selleks uueks looks, mis tuleb siis pärast seda suurt pauku seal vahepeal. Kui ma võin, siis ma hüppaksin nüüd sinna päris algusesse, kus jäi kõrvu see, et inimesed loodavad seda Deus Ex Machinat või mingisugust messiast tulemas läbi tehnoloogia ja innovatsiooni. Ja siis sa ühtlasi mainisid,
et on selline, et jäi sulle vist selline mulje, kui sa lugesid neid asju, et seda ei pruugi sugugi mitte tulla niimoodi. Et võib-olla kui sa avaksid natuke seda paar näidet, et millist lahendust siis oodatakse või loodetakse ja miks võiks see lahendus olla või peaks olema kuskil mingis muus valdkonnas? Seal on siuksed rusikareeglid, mida väga hästi annab edasi siuke raamat nagu Technofix, mis on siukene brutaalne ja pikk ja keeruline raamat, aga väga veenev. Nad tuleb välja erinevaid siuksi probleemkohti, et üks on see, mida ma juba korraks mainisin, süsteemi piirmäärad või system boundaries, et millistes skaalades sa üldse mõtled ja kui laialt sa vaatad mingeid teemasid, et me võtame selle sama, ma ei tea, biomassi küsimuse, et kui sa põletad puitu, kas see on kliimasõbralik või mitte. Et sa vaatad nagu neid Narva elektrijaama katlaid, siis sa näed, et suitsu tuleb. Suitsu tuleb. Vaata paberi peale, ei tule. Mis toimub? Et see on nagu kokku lepitud, et, et võib-olla kunagi see metsike kasvab tagasi ja salvestab kogu selle süsiniku. Et siis vaadatakse hästi laia pilti ja öeldakse, et siis ta on roheline. Kitsas plaanis ei ole. Et see on alati suurte vaidluste alguspunkt, et kui laialt me vaatame. Teine näide on tuumaenergeetika. Et kui sa vaatad, et näed, töötamise hetkel CO2 väga vähe tekib, väga hea. Kui sa arvestad sisse ka selle tohutult pika jäätmete käitlemise perioodi, siis tundub üsna mõttetu tegevus. Jällegi, mis skaalad sa vaatad. Tehnoloogiaga on see häda, et me oleme jõudmas sinna olukorda, kus on niisugune inglise keeles diminishing returns of investment, et sa paned raha sisse, aga saad järjest vähem nagu tagasi, et päris palju asju on juba päris heal tasemel välja arendatud ja sa võid lihvida seda kuldmuna veel läikivamaks, aga järjest rohkem pead lihvima, järjest vähem ta läheb rohkem läikivaks. Üks suur häda on niisugune tagasipõrke efekt, klassikaline näide on need LED-lambid, et näete, tehti hästi siuksed säästlikud lambid, mis ongi hästi säästlikud lambid, aga inimesed kippusid neid panema siis palju rohkem, kui neil vaja on. Et siis tekitada lõpuks endale suurem elektriarve, kui oli enne, sest nüüd on ju igal pool hästi säästlikud lambid. Ja seda näeb hästi mitmes valdkonnas. Näiteks telekate puhul, et telekaekraanid täna on palju säästlikumad, kui nad olid vanasti, aga nad on ka palju suuremad, mis jällegi lõpuks canceldab välja selle algse mõju. Et nii kaua, kui sa ei pane seda piiri sellele nagu kuhu maanis asju saad arendada või et sa ei saa seda teistpidi kuidagi ära nullida, siis tekitad jalajälge suuremaks juurde. Ja kogu see keerukuse küsimus ka, et ja aja küsimus, et kas meil on aega mingeid asju oodata või ei ole. Et energeetikasektoris näiteks oodatakse väga, et tuleks süsiniku püüdmine ja talletamine või siis kasutamine. Ja selle peal, nagu ma mainisin, rajaneb ka Eesti Energia plaan. Aga neid tehnoloogiaid täna suurel skaalal tegelikult ei ole. Ja pole ka kindel, kas tuleb. Ja just hommikul ma lugesin õudset lugu sellest, kuidas Ameerikas üks CO2 torujuhe lõhkes. Ja selle tulemusena mingi väike linna kohale tekkis roheline udu, mis pani inimesed roopima ja zombideks muutuma. Et see CO2 tase oli nii kõva, et sa ei suuda mõelda enam. Täiesti aju udustub ära ja siis sa käid seal ringi rattast ja mõtled, et mis toimub. Et nad on niisugused kõrvalnähud, mis tekivad ükskõik mis tehnoloogiaga, et sul on need asjad, mida sa algselt ei oodanud, nüüd tulevad ja ammustavad sind. Et nagu üks insener ütles väga ilusti, et kõikide probleemide allikad on lahendused. Saad lahendanud mingi eelmise asja ära ja nüüd tuleb mingi uus asi. Et klassikaline näide on see, et näete, et suurlinnades vanasti oli probleem, et hobusesõnnikut oli nii palju, linn hakkas uppuma hobusesõnnikusse, õnneks leiutati autod. Ja täna me oleme selle õnne sees, mis on fossiilkütused. Et see on tüütu ja seal on jällegi, sa ei saa kunagi argumenteerida, et ei ole võimalik leiutada siis seda imetehnoloogiat, aga sa ei saa ka argumenteerida, et on võimalik või et see on kindel, et saab leiutada, et siis ongi jällegi mingi usu küsimus lõpuks. Tuleviku arvelt elamine, et ma usun, et saab leiutada ja teeme natuke rohkem, sest et küll 10 aasta pärast tehakse midagi, mis suudab tänased tegemised ka nullida. Ja 10 aasta pärast räägitakse sama, et 20 aasta pärast teeb nii tolle aja, kui siis ka veel tänase päeva nulli. Ja see sama insener, kes ütles, et probleemid allikad on lahendused, ütles ka üks teine kord, et
et põhimõtteliselt, mida täna üritatakse leiutada, on tolmuimeja, mis imeb ära ka iseennast. Suur kiitus, Madis, sulle tohutult mõtteselge ja konstruktiivse kodulehe eest. Me oleme õiglasest üleminekust ja tasaarengust natukene rääkinud, aga aina rohkem jõuame siis 2 teise teema juurde, mis sul on kodulehel väga konstruktiivselt kajastatud. Lihttehnoloogia ja süvakohanemine. Viimasest natuke rääkisime, aga äkki natukene veel, et seda iseennast ära imevat tolmuimejat nagu silmapiiril ei ole, aga lihttehnoloogiad, ma saan aru, et on juba siin ja võiksid saada rohkem tähelepanu. Nad on olnud juba siin sajandeid, aga nad on täna moest väljas. Ja seesama süvakohanemine, mis seal kõrval on, seal on paar sellist juhtivat küsimust, mille peale mõelda, kui mõelda, et ma nüüd elan kliimakriisis, juba jama on. Et siis seal on 4 küsimust, on see, et no millest sina või meie kõik võiks loobuda, mida võiks alles jätta, mida võiks tagasi tuua minevikust ja millega võiks rahu teha, mida ei ole mõtet enam üleval hoida mingit vimma. Ja siis mind kõnetab just see, mida tagasi tuua. Et mis on need asjad, mis on juba minevikus nagu päris hästi välja töötatud, mis olid mingi vahe mõistlik ja siis ühel hetkel on langenud soosingust. Ja see tuli sellest, et ma sattusin veebisaidile lowtechmagazine.com, mis on kõige ägedam veebileht üldse minu jaoks. Ka teised kiidavad. Seal on tohutu pikad artiklid mõnest vana ja tehnoloogiast. Ja see on alati siuke hästi silmi avav, kui neid lugeda stiilis, et kunagi olid kasvuhooned sellised, kus üks sein oli hästi paks kivimüür. Et siis kui päeval päike küttis, salvestas selle soojuse sinna kivimüüri, öösel kiirgas tagasi. Jube mõnus, jube mõistlik, hästi efektiivne. Aga siis ühel hetkel tulid odavad fossiilkütused ja siis tehti klaasist maju. Ja siiamaani teeme klaasist maju ja mõtleme, et miks asjad ei kasvu seal. Aga me oleme ära unustanud, et tegelikult sa pead kasutama, arvestama sellega, et sul on hästi piiratud ressursid, ja aga mingid asjad on tasuta käes põhimõtteliselt. Me peaks kasvuhoone efekti koha pealt olema ju väga professionaalsed. Jah, no aga me saavutasime kasvuhoone efekti fossiilkütustega, et siis jätkame ka oma aiamaadel. Ja siis mul on kujunenud siuke kinnisidee välja, et teha siukene teemapark või külastuskeskus või siukene mõnes mõttes ka kunstiprojekt, et Tartu lähedal olekski üks siukene, nagu ma ise armastan öelda, et siukene nagu keskus, aga lihttehnoloogiline või nagu Eesti Rahva Muuseum, aga interaktiivne. et kui sa näed tuulikut, siis see päriselt töötab, mitte ei ole aheldatud maa külge nagu siin Eesti Rahva Muuseumis on. Või tähendab Vabaõhumuuseumis Tallinnas. Ja see võiks anda meile natukene rohkem teadmisi, et kui halb see elu siis on, kui me mingi hetkel peame päriselt nagu fossiilkütustest loobuma. Ja minu argument on, et üsna okei on, aga võib-olla rohkem käsitööd on. Aga need tehnoloogiad on paljudele inimestele väga kättesaadavad, nad on jätkusuutlikud, sest enamasti on puust tehtud või mõnest kohalikust materjalist ja need aitavad elu ikkagi natukene mugavamaks teha. Kas sa ainult loed seda ajakirja või praktiseerid ka, juba harjutad? On sul maja üks sein klaasi asemel täis kivist ja? Suur unistus. See on work in progress, praegu see on idee tasandil, aga töö käib näiteks, kahjuks see aasta ei jõudnud, aga järgmine aasta loodan teha Tartu Emajõe äärde ühe kunstiprojekti, kus on ka üks tuulik, mis mehaaniliselt pumpab jõest vett, ühe väga nutika süsteemi abil, milleks on nöörpump, niisugune vahva lahendus, mis arengumaades on väga levinud. Ma nägin esimest korda umbes 2 kuud tagasi. See pumpab vett üles tünni, see on siis nagu energia salvestamine, on ju mitte akudesse, vaid vette ja gravitatsiooni, mis on palju keskkonnasäästlikum kui muldmetallid ja akud. Ja siis inimene tuleb ja saab enne vette kargamist võib-olla duši võtta või lihtsalt jahedal päeval, kui ei taha päris vette minna, siis võtab seal väikse duši. Ja selle projekti nimi on rohepesu. Ja selle eesmärk on näidata inimestele, et saab teha lihtsamalt ka ja näidata ka matemaatiliselt ära, et mingisugune puidust tuulik, lihtne tuulik on umbes 30-40% efektiivne väidetavalt. Aga kui hakata mõtlema, et okei, kui see sama asi oleks võib-olla otsapidi juhtmega seinas,
siis tegelikult Narva elektrijaamad on ka heal päeval umbes 40% efektiivsed, siis sul on veel ülekandekulud sealt Narvasse ja Tartusse, siis sa pead uuesti selle elektri tagama mehaaniliseks energiaks, et see tegelikult see puidust tuulik on efektiivsem kui elektrilahendus. Kas see tähendab siis seda, et inimesed, keda huvitab igasugune alternatiivne energia, panevad oma, ma ei tea, põllu peale või katusele päiksepatareisid ja nii edasi, võiks mõelda kuhugi aianurka ka mingisugusel kujul tuuliku peale, et siis kuidagi siis seda rakendada mingil kujul, ma ei tea, kas või lihtsalt oma puurkaevust vee pumpamiseks. Sa saad kõike teha selle mehaanilise jõuga, mis sul sealt tuule abil tuleb, et ajaloos on puid saetud ja terveid tehaseid nagu ringi aetud sellega, et sul on kõigepealt see prime mover on tuul, mis ajab midagi ringi, ja siis sealt on väga erinevaid viise, kuidas seda energiat üle kanda kuhugi teise kohta. Et see on niisugune nagu, mis on siis mingi antitööstuslik revolutsioon või niisugune nagu mõnes mõttes pre-fossiilkütuste ajastu tehnoloogia post-fossiilkütuste ajastusse. Ja just niisugune nagu reaalne näitamine, sest pildi pealt sa võid ju vaadata ja sa võid lugeda nende asjade kohta, aga sa ei usu enne, kui sa ise katsetad, et ei ole võimalik, et üks ilus näide on näiteks tavaline käru, millega aias mingid, ma ei tea, kive vead. Et me oleme harjunud sellega, et kärul on ratas on ees, ja siis inimene on taga ja siis tõstab seda ja siis ratas võtab pool sellest raskusest, mis seal kärus on ja sina võtad teise poole ja siis sa ähid ja puhid seal. Aga on olemas Hiina käru, kus oli üks suur ratas, mis oli keskel ja siis see võttis kogu raskuse ja sina lihtsalt nagu näpuga lükkad seda, kuhu vaja. On ju, lihtsalt loen ja mõtlen mingit, ma olen täielik idioot olnud, miks ma ei teadnud sellest varem, nagu see on loogiline ju. Aga sajandeid on siin tehtud niimoodi, nagu me siis teeme. Innovatsiooni. No täpselt. Ma olen suur tugev mees, et ma saan hakkama küll selle poole raskusega. Jah, aga kui sul on see Hiina käru, siis sa võid 6 inimest kärutada sellega, nii et higiga ei teki. Sa pead küll tasakaalu suutma hästi hoida. Jah. Võib-olla kuulajatel oleks hea eeskuju võtta konkreetsetest asjadest. Me oleme rääkinud abstraktselt, et nii saab ja nii võiks ja seal tehakse nii ja võib-olla juhtub naa, aga mida sina teed? Kas sa lendad? Mida sa ostad? Mida sa ostmata jätad? Kas ja kuidas sa taaskasutad? Ja kuidas sa endale rohepesu teed? Ja ma just hiljuti mõtlesin, et kui jälle niisugune küsimus tuleb kuskilt, mida ma vastan. Nüüd on see hetk käes. Vasta ausalt. See on natukene niisugune mõtleks, et kohatu küsimus, sest see on täpselt see, mida on ju need suured tööstused, kes kõige rohkem reostavad, tahavad inimesed mõtlesid, mida sina teed, on ju, kuidas sina maailma päästad. Et siis ma ilmselt vastangi, et ma üritan ikkagi õõnestada nende projekte ja nende mõjuvõimu, et tavainimene ei peaks nii palju muretsema iga oma sammu pärast, sest et on mingid asjad, mille üle tal ei ole otsest kontrolli, et see, mida Eesti Energia teeb, et me võime siin mõelda igast asju välja, aga nad teevad seda edasi. Nii kaua, kui riik seda soovib. Et siis ma panustan oma aega sinna, et takistada seda protsessi, pöörata seda ümber. Selle käigus mõistuse piires olen ikkagi üritan olla keskkonnasäästlik, aga ma saan aru nendest mastaapidest kogu aeg, et kuhu seda auru kõige rohkem panna tuleks. Ehk siis sina viskad ennast Riigikogu ukse ette pikali, et meie ei peaks seda tegema. On visatud. No see oli kasutu. Aga mõnel teisel rindel on võib-olla olnud rohkem edu. Aga jah, et tavaliselt küsitakse, et mida siis üks inimene peaks tegema, siis minu vastus on, et mitte olema üks inimene, ole 10 inimest, ma ei tea, tee bändi, on ju, räägi nendest teemadest või liitu mõne organisatsiooniga või käi mõnel protestil, vaata, mis tunne on. See on ka eestlastele niisugune natukene unustatud kogemus, et mis tunne on käia protestil, et siis võite iga reede minna vist Toompea ette või Tartus Raekoja platsi ja siis küsige nendelt kliimanoortelt, kes nüüd on, mul on juba lugemine sassis, vist on mingi 120 midagi reede järjest, et nad on väga kogenud protestijad, võivad sulle öelda, kui imelik see alguses on ja siis kuidas see normaliseerub ja siis iga reede käib mõni vanamees ja ütleb, et aga tema ju sorteerib juba prügi, ta on teinud kõik oma elus. Siis käib poliitikud ja patsustavad õlale ja siis lähevad hääletavad risti vastu sellele, mis nad just ütlesid. Et siukse asju tasub teha ja kui endal tekib mingi libastumine, et ikkagi ühe korra ostsid plastpudelit, mitte klaaspudelit, et siis see on ilmselt nagu andestatav.
et ei pea olema ise perfektne ingel, enne kui sa tohid teha mingit keskkonna asja. Ja see on ka see, miks mina praegu ka nagu pigem nagu annan üle selle oma igapäevase huvikaitsetegevuse järgmisele inimesele, aga jään ikkagi nende teemadega tegelema nagu siis vabal ajal, et näidata seda, et sa ei pea olema nagu palgaline keskkonnainimene, et teha keskkonna asju. Et see on lihtsalt nii läbiv teema kõiges, mis me teeme ja kus me toimetame, et kliimamuutus mõjutab, mida iganes sa armastad, kliimamuutus on seda mõjutamas pigem negatiivselt, kui sa ei armasta just nagu mingit elamatut kuumust. Seega tasub mõelda, kuidas sellega tegeleda ja kui tundub, et see probleem on liiga suur, siis just leia mingi kohalik keskkonna küsimus, sest neid on ka piisavalt ja mõtle, kuidas sa saaksid mitte üksi, vaid mingi seltskonnaga seal midagi head ära teha. Seda kõike kuulates mul tekkis küsimus või mõte, et jah, meil on 100 erinevat lahendust, kuidas erinevaid asju siin päästa ja nii edasi, aga ikkagi lõpuks on kõik see, et kas inimesed võtavad selle omaks, kas nad tegutsevad ja siin juba käis korduvalt ka läbi see, et aga ma olen üks inimene, et mida mina suudan. Et kas meil ei oleks siis tegelikult, ütleme, kõige esimene, üks suurematest muredest on see kommunikatsiooni küsimus, et kuidas inimesed saaksid aru, et jah, mina üksi olen üks väike inimene, kes sorteerib, aga kui minusuguseid üks väike inimene on kokku 10 000, siis tegelikult see annab ju lõpuks selle massi ja üleüldse selle info kättesaadavaks tegemine, et mis kasu sellest on. Et ma ei tea, Päevalehel või Delfil või kellegi on selline äge asi nagu faktikontroll, kus nad võtavad küll nagu üleüldiselt, üle kogu elu, vaatavad mingi fakti, selgitavad, et jah, see on õige või see on vale. Et kui oleks keskkonna teemal, oleks palju rohkem seda kommunikatsiooni, et mina kui üksik indiviid, jah, Eesti Energia küll teeb oma asja, aga et minul siiski on mingisugune võim, et ma kujutan ette, et see annaks päris palju suurema tõuke kui see, et me nüüd püüame jälle leida võib-olla mingisuguseid ma ei tea, utoopilisi tehnoloogiaid või mida iganes, mis lõpuks päästab meid kõiki ja teeb õhu jälle hingatavaks. No olen käinud ka Brüsselis suurte poliitikutega kohtumas ja ka nemad ütlevad, et nad on ainult üks inimene, et nad on väga rohelised hinges, aga mida nemad teha saavad? Et isegi kui sul on ja ostavad plastpudeli lõpuks, sest et mis ma teha saan? Ei, no kindlasti ostavad. Et tundub, et jah, see nagu siukse jõuetuse tunne on, isegi siis, kui sul on põhimõtteliselt teoreetiliselt see võim olemas, siis ikkagi tunned, et sul ei ole seda võim olemas. Et see on täiesti nagu huvitav, kuidas see nii ära halvab inimesed. See oli pikk küsimus. Sa rääkisid veel sellest, et ja aeg on hiline. Ja võib-olla on CO2 tase tõusnud siin ruumis väga kõrgeks. Sa rääkisid sellest, et kommunikatsioon üleüldiselt. Kommunikatsioon, jaa, see kommunikatsioon. Et inimesed mõistaks, et jah, ma olen küll üks, aga minusuguseid on palju. Ja et oleks, me alguses rääkisime tõesti sellest, et mis infot saada, seda nii palju kõike muud, et aidatagi siis seda kuidagi kättesaadavaks lihtsaks teha, et enamus inimesi ei viitsi minna otsima, isegi kui neil on mingisugune huviasja vastu, nad ei tee seda. Aga siis tuuagi koju kätte see asi. Nojah, seal on see siukene väga asümmeetriline infosõda, et kui sa midagi arvad, siis sulle arvatakse kohe vastu ka ja võib-olla inimeste poolt, kellel on väga palju raha arvata vastu ja võimendada seda. Et seal alati on nagu siukene ebakõla, et pooled on ebavõrdse rahastusega ja ligipääsuga meediale, aga ma arvan, et just siukene alternatiivsed lähenemised või alternatiivsed meediumid siis on ju läbi laulu, läbi kunsti, mingite muude projektide võiks nagu läbi murda, või et sa pead olema väga originaalne ja siis sa tabad inimest täiesti ootamatult, on ju, et ta sõidab hommikul autoga, kes kuulab teie lugu, siis mingi ma ei ole isegi kuulnud seda, ma tahaks väga ikka kuulda, enne kui ma koju lähen täna. Aga jah, see on see, mis võib tulla, et kui tuleb ootamatu sõnum, ootamatust allikast, on ju, et see mingi väike koolitüdruk, mõjus paljudele, sest ta rääkis ausalt, ilma ilustamata ja samas nagu raske oli kuidagi ignoreerida ka. Ja siis tekib jälle küsimus, et aga on see usutav, et kas see info on õige, mis sealt tuleb, kas siis sellelt koolitüdrukult või kuskilt mujalt, et jah, see on šokeeriv, aga
aga kas see on tehtud šokeerivaks või tegelikult see ikkagi ei ole nagu nii hull? No see ongi täpselt, iga kord võib öelda, et asi pole nii hull. Te olete kindlasti näinud kõik seda koomiksit, kus on koer istub toas ja tuba põleb on, et mingi this is fine. I'm okay with things unfolding currently. No natuke siuke tunne on, et mis on see infokild siis mingi nagu, millise megafaktilehe sa pead tegema, et on nii palju juba tehtud, on ju. Aga ei jõua nagu väga hästi läbi, nii et kõik panused on teie loo peal praegu. Ja kui ükski variant ikkagi ei toimi, siis siin laua keskel helendav Marss, planeet Marss. Kas see on siis meie alternatiiv? Põgeneme sinna ja hülgeme uppuva laeva. Ja hävitame järgmise planeedi. Ei, meil on kliima soojendamisega kõvad kogemused, lähme soojendame selle üles ja terraforming. No, siis kui mina viimati lugesin selle kohta, siis oli seal ikkagi nagu hinnang, et veel vähemalt 100 aastat peaks olema emamaa ikkagi toetama seda kolooniat, nii et neil on ka pekis. Jaa, aeg on jõudnud sinnamaani, et me kuulame senati uut singlit kliimamuutusest, kus teevad kaasa lisaks senaatoritele ka Tarmo Soomere, Joe Biden, Donald Trump, Greta Thunberg ja teised. Suur tänu kuulajatele, kohtume uuesti 1. novembril, siis juba teised teemad. Senati puhvetis olid Madis Vasser, senaatorid Laurits, Kaarel ja Matis. Aitäh! Nojah, nüüd on juba levist väljas, aga ma tahaks ikka lõppu öelda, et kui tundub, et enam midagi ikka pole teha, siis just siis ongi võimalik kõike teha alles. Et see on see minu poolt mõte kaasa teile. See, kui Põhja-Jäämeres enam jääd ei teki ja jääkarud ei saa enam hülgeid kätte, see on kurb neile, see on kurb veel mõnele liigile. Aga kui Arktikas enam jääd ei teki Põhja-Jäämerel, ehk teisisõnu, kui meil siin enam üldse külma talve ei ole, siis võib kogu maailm seisma jääda. Suviste kuumalainetega kaasnevad terviseprobleemid on järjest aktuaalsemaks muutunud. 2012, the hottest year on record. Euroopat on tabanud kuumalaine. 2013 was likely to end among the top 10 warmest years. Täna oli kõikjal Eestis erakordselt soe ilm ja sündisid aasta kuumarekordid. 2014 was not just a hot year, it was literally the hottest year. Mitmel pool registreeriti eile ja täna selle suve sooja rekordeid. 2015 was the warmest year on record globally. Norras purunes jaanuari soojusrekord. Ameerika Ühendriikides on ees enneolematult kuum nädalavahetus. 2016 was actually the hottest year on record. Tallinnas purunes 6. juuni sooja rekord. 2017 was one of the warmest years ever measured. Euroopa ägab kuumalainal. 2018 was apparently the hottest year ever recorded. Austraalia rahvarohkeimas piirkonnas kuulutati seoses rekordilise kuumalainega välja eriolukord. 2019 was the second hottest year on record. Portugalis ja Hispaanias oodatakse uut Euroopa kuumarekordit, nagu temperatuur võib tõusta kuni 50 kraadini. 2020 was tied as the world's warmest year on record. 6 inimest on surma saanud kuumalaines USA. Austraalias Sydneys registreeriti külge.
Ilmast rääkimine ei ole suusoojaks jutt. Ilmast rääkimine tähendab meie tervisest rääkimist. See on sellest rääkimine, mis on meie toidu laual. Nii et kui me räägime planeedi päästmisest, me räägime iseenese heaolu päästmisest. Lodevus toob tagajärje. Ekstreemsed ilmastiku lähtused. Tornaadod, trombid, orkaanid, jõgede üleujutused, äikesed, ülitugevad tuuled, tsüklonid, isegi trombid. Neid tuleb juurde, võime teie lubada. Kinnitage katused korralikult. Ilm ei ole see, et me vahest külmetame või vahest on jalad märjad. Ilm on see, mille pärast algavad sõjad. Selleks ei pea olema üliinimene, et seda mõista. Pariisi kliimakokkuleppe alusel me peaksime nii toimetama, et maakera keskmine temperatuur ei tõuseks rohkem kui 1,5 kraadi võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajaga. Eesti on kõva tegija. Eesti keskmine õhutemperatuur kasvab märksa kiiremini kui maailmas. Meil on 2% piir juba ammu ületatud. Arusaam sellest, mis see üldse on omandanud ju puhtalt religioosse varjund. Üks ütleb, mina usun kliimamuutusi, teine ütleb, mina ei usu. Kumbki ei ole teaduslik lähenemine. We have a moral obligation. I will not sacrifice tens of millions of jobs, thousands and thousands of companies because of the Paris Accord. We have done an incredible job environmentally. Ja vahest on see hind, mille nimi on ebamugavus. And try to put pressure on people in power. Look at China, look at Russia, look at India. It's filthy. I have stopped flying and I have gone vegan. I have a shop stop. The UN has made clear climate change is now at the heart of its global mission. Unequivocal evidence. This is all wrong. I shouldn't be up here. For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away?
Change is coming, whether you like it or not. While there is no vaccine to fix the planet, 2020 has proven human beings are capable of drastic action in the face of a crisis. Inimkond ja ühiskond saab kliimamuutustega kindlasti hakkama. Aga siis, kui tülli ei minda.